punks ain't got shit on me. Say what again? Well, we some kind of suicide squad. You can't handle the truth. It's a trap. Bad biscuits make the baker broke, bro. Game. Blouses. Start recording. Recording. Oh, recording. Son recording. jah, kuradi sensei või kuidas neid nimetatakse. Noh, kui poisid on tagasi. Streamimisega tuleb meelde, et kõik kasutavad seda ilmselt, on ju. Mida? OBS-i või? Noh, jah, mingi see streaming software number one, on ju. Jaa, aga oleneb, kui Twitch on lihtsalt see nagu, Twitch on nagu YouTube. Ei, ma mõtlen, et sa saad siit streamida Twitchi vaata, YouTube'i. Eelmine kord, kui me alustasime seda videot, sa küsisid täpselt sama küsimust. Ma tahtsin seda kokku viia, et nagu stream ja bla ja siis sealt nagu edasi vaata, et ühesõnaga mingi eile vist oli, Redditis oli nagu, et mingi streamer, et midagi Keila Pihva. Püsti tõustes nagu lõi ennast ära või midagi sellist, nagu et umbes streamis midagi juhtus, et siis oli nagu mingi kommentaar, aga nagu mingi, et miks kõik nagu räägivad seda, siis midagi mitu postitust selle kohta, hull mingi asi on ja siis jutt oli sellest, et mingi koer ja et kas tal on see elektriga see kaalusrühm ja siis on mingid vabandused ja tõestused ja vabandused, nagu mingi hull draama on sellest täpselt ja siis ma ka nagu mingi eks see on nagu päris või? Oota, aga see koer on Twitcher või? Ei, nagu see inimene, kes siis streamis, tema koer siis taustal oma voodis siis seal midagi. No see on mingi olin ka nagu mingi. Inimesed on liiga into shit nagu. Drama. I mean, of course, ära tee koertele haiget või midagi, aga nagu, ma ei tea. No aga samas see on vaata see, kui sa lased inimesed enda koju, kui sa streamid enda kodust või midagi, vaata, siis inimesed, ja sul on mingi miljonid vaatavad, siis loomulikult inimesed vaatavad ja nagu hindavad mingit igat sammu. 100% see. See on nagu, ma ei tea, kas ma rääkisin sulle või rääkinud, me käisin Riiast tagasi tulime siis sealt korvpallise Euroopa liiga, Euroopa meistrivõistlused. Ja sa vaatasid Serbia Eesti? Jah. Ja siis tulime, aga me paar päeva olime veel seal ja siis tulime tagasi, see absoluutselt ei oma selle loole teed mitte mingit tähtsust, aga ühesõnaga tulime laupäeva hommikul. See ei olnudki rohkem midagi. Tulime tagasi, siis mõtlesime seal Riias, ma ei tea, kas sa tead, on niisugune suur ahvi skulptuur, kes ahv on selles astronaudi kostüümis. Ja see on mingi, ma arvan, et see on mingi 15 meetrit kõrge. Pitu. Jah, see on nagu, see on räigelt suur. Kui vana see on või nagu? Ma ei tea, kui vana see on, sutus. Ma olen mõelnud selle peale, et tegelikult Riiga minna või nagu mingi avastada veid, sest et tegelikult see on nii ligidal ja nagu naaberriik ja nagu see on ju. Kusjuures ma olin seal mingi 4 päeva äkki või midagi. Ma ei tea mitte midagi Riia kohta, peale selle, et ma olen sealt läbi sõitnud ja käinud seal mingitel erinevatel aegadel, aga see on nagu mingi miks see Windows? Üle 10 aasta tagasi mingi koolis. Nii tüütu peab olema. Nii. Kooliga käisime sealt läbi mingi ja ma olen kooliga ka peal. Riiga Space aga nagu see kõik nii ammu, et siit ei mäleta. Näita jah. Nii. Pane sinna siia ka. Ja ma kohe panen, ma vaatan, leiame mingi siit hea pildi nagu päris naleks. Oota, aga nüüd see on nagu siin, aga siit ei ole seda suurust. Mulle meeldib, et ta on siuke, mis see sõna on? Nagu siuke, aga nüüd ta on kuskil mingi tööstuspargi ees. Ta on vist mingi liikuvuse kuju. Et seda liigutatakse erinevates kohtades. Ja nüüd ta on mingi kontormajade ees või midagi. No nagu nüüd ta asub siin, aga nagu siin sa ei saa sellest suurusest nagu äsest ära. See on päris hea foto, mulle meeldib. Selle majade taustal midagi mõjub hästi utoopiadest. Ma tahtsin vist utoopia öelda. No see ongi full utoopialine, aga ta on tehtudki nende vankid, võt siin on võib-olla parem pilt. Kuule niimoodi konteksti, vaata tal on konteksti majade suhtes, siis ta ikka mõjub päris suurelt. Ei, ta on ikka päris suur. Ma räägin, see on mingi 15 meetrit, ma arvan. Ta mõjub nagu see Planet of the Apes. Jah, ta ongi. Aga ta ei ole tehtud Planet of the Apes jaoks, ta on tehtud
kõigile nendele ahvidele, kes kunagi kosmosesse Ma läksid. tahtsin küsida, et mis ta see point on, et kas olid need Et see on arvas viide nagu. ma ei tea, miks see Riias on, ma lugesin, aga nagu see selleks. Ühesõnaga. Ilmselt midagi sellist, et no keegi teine ei tee, miks mitte mina. Võib-olla, jah. Vaata otsus või midagi. No, Riias oli samas midagi võib-olla originaalselt enda elu kohta, on ju, nagu, et selles mõttes originaalselt, et ta on nagu nii inimkonna eest rohkem kui midagi. Nüüd ma tean, nii palju sa mu Instagrami pilte vaatadki, ma postitasin ka sellest ahvist pildi, aga nii palju sa siis vaatasidki. Äkki ma ei mäleta. No see oli ammu ju. Septembri alguses. Okei. Pole nii ammu. Minu arust ma küll vaatasin. Äkki ma võisin vaadata küll niimoodi, et ma nagu ei registreerinud piisavalt. Aga ühesõnaga, käisime seda kuju vaatamas, ma tahtsin seda kuju vaatama minna, sest et see tundus nagu nii utoopiline, ma tahtsin oma silmaga seda kuju näha. Ja siis sõitsime sinna parklasse ja siis minu eest nagu sõitis sinna samasse parklasse siuke roosa Bemmi Jeep, nagu üleni roosaks tehtud ja mingi kirjad olid selle külje peal, 2 pool kirjad ja siis numbrimärk oli see sama nagu see kiri. Ma ei mäleta, mis see kiri oli, mingi Ksunda või mingi Ksunda või mingi nimi, ühesõnaga mingi naise nimi, aga veits araabia-pärasem nimi, mingi siuke. Tegelikult on kohalik Läti nimi. Ei, kindlasti. No võib-olla, jumal teab, aga Laida ei olnud või Laima ei olnud. Okay. Ja siis tulevad mingi pargivad ära ja siis tulevad välja terve perekond, ema, isa ja kurat, ma ei mäleta, kas see 2 last või 1 last. Vahet ei ole. Ja kõik olid selles samas roosas outfitis, nagu mingid dressid. Aga nagu pere. Aga full pere. Ja siis see, nagu see Pihv tuli roolist välja, ta hakkas nagu kohe mingi sotsiaalmeediat tegema lihtsalt. Ja ma kujutan ette, et ma pärast tahtsin vaadata, et nagu mis content'i ta teeb, aga mul ei tulnud see nimi enam meelde ja ma ei leidnud enam seda ülesse. Aga ilmselgelt nad olid täiesti full branding, ei piisanud sellest, et tal autol oli suurte impact nende fondis põhimõtteliselt külje peale, nagu ta nimi kirjutatud, ta oli vaja ka neid personaalseid numbrimärke, neil oli kõigil olid need roosad. Mis värvi see tekst oli? Valge. Okei. Roosa peal valge tekst. Ehk siis siuke helge, mul millegipärast kujutasin ette, et mustaga, et siis ta on nagu siuke nagu, et nagu valge, aga ta juuksed olid mustad. Rohkem ei mäleta. See oleks huvitav tõsi küll, mis see kontekst oli. Ja sa läksid ka seda kuju vaatama, ilmselgelt nad tegid mingid nagu selfie, mingid videosid niimoodi nagu, et I'm here at the monkey space suit thingy. Et ma vaatasin seda, ma olin nagu, no et see on ikka commitment, et see terve pere paned. Ja kui see nii nii-öelda lärmakalt, et kõik on roosas ja auto on roosas, kõik see, et sa otsid nagu seda tähelepanu, et siis et see on point. See on ikka full branding. Et see on nagu mingi hästi suur nagu mõte on taga. See nagu argipäeva ei ela niimoodi päris vaata, ma eeldan. See ongi tema argipäev. Ei, ma mõtlen, et et vaata, kui ta hakkas kohe filmima kõik see, siis ta ikkagi nagu mingil eesmärgil. Aga päris argipäev. Mina arvan, et ta elabki seda elu. Seda Twitchi, seda streameri elu. Okei, seda olekski teada, huvitav, et kas ongi niimoodi full ja ongi argielu siuke? Mina arvan, et on. Kuule, kui sul on kõik need riided, kõik need asjad, mina arvan, et see on tema elu. Ma arvan, et ta mees ja kõik on juba sellega nii ära harjunud, on lihtsalt nagu tavai, mis see color code täna on nagu, mis dressid me täna võtame kapist välja ja nagu juba hommikul nagu kõik on, siis ema on mingi 2 tundi üleval olnud research'i teinud, juba mingi päevaskriptid valmis kirjutanud. Tänapäeva versioon rändavast tsirkusest. No põhimõtteliselt, aga seda inimesed... Aga heas mõttes, et see nagu... Aga inimesed vaatavad seda. See on nii evolved state, et see on midagi muud vaata. Inimesed vaatavadki just selle pärast, et see on nii lärmakas nagu ja selles. Ise kunagi, nagu nad ise kunagi ei teeks nii, aga huvitav vaadata, mis siis juhtub, kui keegi teeb nii. Ja true. Eks seal on kindlasti alati mingi apiil, isegi nagu mingi asi, mis ei meeldi, siis inimesed ikka vaatavad just kas või selle pärast vaata, või nagu mingi väga palju põhjusid. Mingi asi, mida ma viimasel kuulnud väga palju hate watching. Ja, see on täiega teema. See on täiesti, sa saad täpselt sama emotsiooni ja nagu siukse nagu täite. Ma räägin kui ka fänn. Hate watchingu fänn või? Ei, ma tegelikult vaatan neid mingid videosid, mis teevad, räägivad sellest, kui ma ei tea, Joe Rogan ütles midagi lolli või mingisugune siuke mingi mähis, kus keegi paneb full nagu veits üle vaata ja siis nagu siuke vaata kui loll ta on siukest tüüpi videost. Aga seal on küll see, et jah, et sa saad selle nagu
siukse veits negatiivse, aga satisfying emotsiooni, aga siis see on umbes sama hea, kui sa vaatad midagi nagu head, mis sulle meeldib. Ma üritan tegelikult sellest lahti saada, ma tegelikult ei taha. Aga mul aeg-ajalt tuleb see sisse. See on nagu mingi mu enda versioon mingid seda tõsielu sarjade vaatamine, aga osad inimesed vaatavad tõsielu sarjas. See on sama asi minu jaoks. Ja kõik ütlevad, mulle ei meeldi see, aga ma vaatan seda. Ja, exactly, sama asi. Ma naeran nende inimeste üle ja ma vaatan seda. Siis ma mõtlen ise selle peale, et okei, aga kui sulle ei meeldi, aga sa pöörad nii palju tähelepanu, siis kas sellel nagu öeldakse, et viha ja armastuse vahel on nii pisike piir, et kas sa oled kindel, et nagu sulle ei meeldi see sisu, et nagu see, et see, ma ei tea, ütleme näiteks võtame mingi reality show või midagi, siis seal on osavõtjad ja ütleme, et sul on kõik need osavõtjad tunduvad rumalad või midagi. Rannamaja. Jah, näiteks Rannamaja, ma ei ole seda vaadanud. Ma olen seda ka nüüd hiljuti avastanud ja siis see on täielik sõuke hate watching. Aga nagu sulle see saade meeldib, aga sulle osavõtjad ei meeldi. Ei või? Ei, see on lihtsalt niimoodi, et kõik on nii kinda cringe rumal ja muidugi ta on ka ja ma tegelikult ei pane seda üldse inimestele nagu pahaks nagu. Et seda vaadata või? Ei, nagu, et ma ei mõtle, et inimesed päriselt nüüd on elu lõpuni sellised ja nagu mingi umbes ma neid päriselt vihkan. Need, kes seal osalevad. Jaa, et ma võtan seda täpselt sellena, mis ta parasjagu praegu on, kuidas nad mõjuvad ja selle põhjal nagu naudin, et ma ei lükka mingit päris viha selle alla või mingi tee maha või mingi sükest, et ma naudin seda. No aga ma ei kujuta ette ka, et sa lähed kogu kommentaariumisse ja hakka kirjutama. Ei, see on lamp juba. Teele on nii loll ja Aivar nagu mida munni, noh. Ei, sealt võib ka selle oma emotsiooni saada, aga siis ongi see, et ma seda üritangi vältida, et see ei muutu nagu isiklikuks vaata. Et see on ka mingi erinev. Ega ma seda mõtlengi, aga minu meelest, mina arvan, et inimestel on need saated meeldivad, lihtsalt need osavõtjad ei ole need, keda nad enda sõpradeks võib-olla võtaksid, aga... Ei, saade on täiesti mõttetu. Aga ei saa öelda, et see mõttetu, kui inimesed vaatavad seda. Ei, ma mõtlen, et iseenesest on kui kõik oleks korralik ja normaalne, siis see oleks täiesti mõttetu saade. Aga that's the point, et on cringe ja imelik ja veits siuke nagu, et what the fuck, nagu seda nagu, cringe'id enamus ajast vaata. Ja siis see on see sisu, see ongi nagu see, mis annab sellele, et see see raamistik on tegelikult täiesti pohhi. See uus versioon sellest on see Armastuse malev, kus nad taastavad mingit mõisa või mingit maja ja siis alguses mehed ja naised võtavad paari ja siis keegi jääb üksinda telki ja siis nad saavad paarilisi vahetada. Täpselt sama põhimõtteliselt asi nagu see Rannamaja, kus mingi nagu sebimine toimub või midagi ja siis on mingid draamad. Nad sebivad ka seal või? Tavai. That's the point, nagu, et sa valid paari. Ma ei ole näinud seda. Et nagu lõpus hääletatakse siis nagu, et lemmikpaar, just nad võidavad mingi 10 000. Mitte lemmikmaja, aga lemmikpaar. Nende töö on lihtsalt see, et selle aja jooksul teha see mingi remont sellele majale. Ja siis lõpus nagu valitakse lemmikpaar, siis nad saavad raha. Kunagi oli see Naabrist parem või midagi saada, vaata. Seal oli vähemalt see, et nagu hinnati nagu seda nende tööd. Ja hinnatakse seda ka, see on ka täiega teema. See ongi nagu Naabrist parem pluss Rannamaja nagu kokku. Aga need paarid sünnivad siis seal, kui need random inimesed tulevad kokku ja siis seal nagu paad ei ole eelnevad, ja just. Ühesõnaga Jordi Shore, aga make it HGTV nagu. Või see Big Brother või mis need on, vaata. Mingid sarnased formaadid ja ma olen ka forever nagu ignoreerinud seda, sest see nagu ma ei suutnud seda vaadata, vaata. Nii kringel. Aga siis nüüd ma nagu avastasin selle mingi teise nurga sellele, et kuidas seda tegelikult saab täiega nautida. Et seal on oma võlu. Aga ja inimestele meeldib alati inimesi vaadata või mingid sotsiaalsed olukorrad asjad, vahetele, mis see on, siis vaatad nagu seda autoõnnetust või midagi, siis vaatad. See on tõsi, see töötab alati vahetele, nagu seal on nagu alati mingi appealing faktor. Aga sellepärast räägigi, need saated ei ole halvad. Nagu tegelikult need ei ole halvad. See Survivor, vaata tead see... see üksiku saares. Mingi 48 või 49 hooaeg hakkab seda. Sorry, ma ei tundnud, et see jookseb või nagu mingi vittu. 48, 49. Midagi sükest on, nagu ma ei tea, mitmes hooaeg. No ma tean, et see mingi 2000, ma ei tea, 2000-ndest pärit see on OG nagu üks neid. No see on üks esimesi neid reality show's. Jah, seda, just selles formaadis, mis me oleme nüüd harjunud nägema, vaata, ma olen isegi veits väsinud sellest formaadist, et see... Nii, 2049.
või no mis veits väsinud sellest . näed , 49 season . aa , ja see kuradi Jeff Probst on ikka seal , noh . okei , ma ei ole vist ühtegi osa päriselt vaadanud , aastast 2000 . näed , 2049 hooaeg , 2025 10 oktoober , näed , on aga kui hakkas ma , ülejäänud 48 hooaega pole näinud , kas ma siis 49 siis aru või ? ei , see võid täiesti , kedagi ei huvita . mitte kedagi ei huvita . ma näitan inimestele ka siis , et on tõesti 49 hooaeg . 49 ja hooaega . varsti tuleb Survivor 50 . In the hands of the fans . okei . väga huvitav jah . aga jah , tal oli see , vaata tead küll see tõsielu kuidas seda nimetatakse ? Reality show'd on ju . jah , tõsielusaade . jah , et neil on alati noh , see formaat vaata , et midagi juhtub blablabla , jauravad ja siis on kaamerasse räägivad ja siis mingi mingi hääletamine võib olla ja mingi elimineerimine , mingid suhtedraamad , ta ütles nii , blablabla , nagu see formaat , kuidas nagu üles ehitanud , see on nagu jäänud nagu kõigile reality show dele asjadele nagu päris noh , niimoodi , et kui mingi uus Survivor oli üks esimesi , ma ei tea , välja. kas see oli ennem või Bachelor või mis see ennem oli , vaata , või Bachelorette , ma ei tea , kumb see ennem oli . ja siis oli see , vaata no aga neil kõigil vaata sama see kelle saladus see oli , Mirjami saladus , mis asi see oli kunagi ? oli küll Million , jah , oli Mirjami oli küll, saladus , see oli mingi kuidas see nimetatakse , transshaming noh . ei olnud shaming ju , kuidas shaming oli ? no sellele ikka tehti nalja , et oo , aga vaata nüüd ei no sellepärast üle tehti nalja , jah . jah , et avaldab oma nagu saladuse vaata ja siis see oli nagu mingi siuke noh , šoki eesmärgil ja mingi ma ei tea ei , eks seda muidugi oli jah . ma mõtlen tänapäeval oleks väga imelik see , aga ei , see tänapäeval see oleks , ta ütleks esimese asjana seda . ja ma arvan , et ületav osa oleks täiesti okei sellega . jah , sest kohe oleks nagu see nagu , ta astub uksest sisse , ta on mingi , mis iganes , mis ta siis parasjagu on ja nagu kõik on mingi , okei, let's get that money . aga no eks nende saatesse millest ka nagu casting tavaliselt on see ka , mis on nagu hea vaata , et nad valivad just sellised inimesed , kes noh , veits sellised , et nagu võib-olla põrkuvad rohkem ja natuke sellised karakterid vaata . ai muidugi . et nagu see seda ju mängitakse ka ju niimoodi , et palutakse , et kui sa teed , siis nagu ütle vaata midagi ja nagu noh , ja osad lähevad sellesse karakterisse nagu täiesti sisse , et nad no võib-olla päriselus ei olegi sellised , aga lihtsalt seal nagu saates on mingi , tahad , et ma mängin või , davai . just , sellepärast ma mõtlengi , et ma ei judge'i ka siis nagu seda inimest , on täiesti savi . teine asi on see , et nagu mul on lapsepõlvest meeles , kui see Lihtsa elu saade oli , mäletad seda või ? väga tuttav . vaata kunagi oli see Paris Hilton ja jaa , see , kus Paris Hilton kuulsaks sai või midagi , ja siis meil oli Eestis tehti oma versioon sellest . oli küll , jah . me mäletame , mis ma olen jammu kuulnud sellest midagi . me mäletame , mis nende tüdrukute nimed olid , kes seal kunagi olid . ma ei mäleta , jah . aga siis nad käisid meie mingi maabaaris , käisid mingi seal külas ja siis mingid need saatejuhid olid täiega mingi filmisid seal kaameratega . ma mäletan seda , kuidas inimesed , kes seal ümberringi olid , need läksid kõik mingi nagu kõigil oli nagu mingi siuke . ma tean , nagu tundsid ära või ? ei , nad olid nagu noh , et me oleme äkki saame televiisorisse vaata . mingi oh my god . ja päris vana aeg oli siis . jaa , aga nagu lihtsalt ma mäletan seda , kuidas inimesed käitusid nii teistmoodi , kui kaamera välja tõmmati lihtsalt . mul on sellest nagu meelde jäänud nagu . okei , see oli sul nagu jäi meelde siuke konkreetne koht , vaata , ma kahjuks ei mäleta ühtegi siukest asja nagu . et kui väga teistmoodi inimesed käituma hakkasid , nii kui mingi see kaamera , millel oli see väike see plafoon oli seal peal , on ju , siis käis seal õhtul , käis seal baaris ringi , siis inimesed olid kohe mingi hihihihahaha . no selles Rannamajas oli ka vaata , et kus nad tegid seda pidu , et mingid inimesed toodi sinna , ma ei tea kust , ja siis nagu mingi pidu oli ja siis kes sinna peale tulid , nad võisid jääda sinna majja , kui nad kutsuti nagu . ja siis osa oli see , et nad ei tahtnud kaamera ees olla , et sellepärast ei tahtnud jääda no, . et seal oli nagu mitu case'i nagu seda ka . et nagu lihtsalt hiiliti sellest ka see mingi
no vot, et nagu ma räägin, et aga inimesed käituvad nagu hoopis teistmoodi, kui sa oled kaamera ees ja nagu aju hakkab, mul on niisugune tunne inimestel täiesti teistmoodi ei ole seda harjumast, võib-olla see noh, see ei ole nagu mingi päris asi, mida karta või ebamugavalt tunda, vaid see on niisugune, et kui sa nagu piisavalt harjud hästi kiiresti tegelikult. Samamoodi vaata, nagu meie harjusime oma häält kuulda. Ma siiamaani ei ole harjud kuulama seda, ikka niimoodi. Ei, aga sa pead, vähemalt mis ma tegin, oli see, et ma nagu aktsepteerin, et see on imelik, sellepärast, et ma olen harjunud kuulma ainult läbi enda pea või nagu ma kuulen alati seda teistmoodi ja siis lihtsalt aktsepteerime, et see on see reaalsus või nagu, et sellest on raske lahti saada, aga nagu teine asi on see, et väga palju inimesed, kes töötavad oma häälega või kes lindistavad midagi või kes teevad, nad ei töötle ise oma asju väga tihti. Ja see, et sa ise pead töötama enda häält on nagu mingi lihtsalt teistsugune, see on mingi põrgu 10 ring lihtsalt nagu. Aga jah, mul võttis ka kaua aega, ma mäletan, kui ma alguses neid podcast'e nagu töötlesin, siis võttis tükk aega, et harjuda, aga lõpuks kuna ma kuulasin läbi nagu terved, siis see aitas nagu harjuda nagu, ma ei tea, võib-olla kuu aega võib-olla midagi sellist, et nagu täiesti harjus ära, et it's fine, mind nagu üldse ei häirinud enam. Kus ma alguses täpselt niimoodi tundsin, et nagu holy shit. Oh my god, ma ei lase ühtegi osa jätta. Ma ei räägi enam kunagi. Jah, ma olen vait edasi. Et jah, see on sama kaameraga, ma arvan, et see tegelikult on pohhui. Ja siis me oleme siin ka stuudios teinud mingite inimestega, kes on meile kunagi midagi lindistanud. Ja see on ju huvitav nende reaktsioone näha, vaata, meil on siin 2 ekraani ja siis nagu meil on siin, et ühe ekraani pealt näevad ennast ja siis teise ekraani pealt võivad vaadata nagu midagi muu. Ja siis nii huvitav on näha, et kui sa paned nagu selle ekraani tööle, siis nad on mingi, kuidagi see. Ja see valmis endaga. Ja siis ma mingi, okei, kas te tunnete ennast mugavalt, kui ma lülitan selle ekraani välja? Siis on mingi, võib-olla oleks parem. Ja. Et inimesed hakkavad kohe nagu teistpidi käituma, kuidagi teistmoodi olema. Kui mind on kõige rohkem rahustanud võib-olla see ka, et me ise näeme ennast alati teistmoodi, kui teised näevad sind ja kõik see, et seal on mingi faktor, on ju. Ja siis see ka, et me oleme ennast harjuma nägema rohkem võib-olla, kui ei ole kaameraga harjunud, et siis peeglist või kuskilt on ju teistpidi üks asi, aga siis see ka, et unustame, et alati see on 3D, vaata, see on nagu ruumiline, aga siis ekraani peal ka ta on see fake 3D, et on lihtsalt üles lindistatud materjal, mis õige nurga alt nagu 3-ruumiline, aga tegelikult on täiesti see flat, on ju. Ja siis juba see moonutab seda, et kuidas midagi mõjub ja siis ongi natukene ära, ei tunne võib-olla ennast ära ja kõik see, aga jah, see ehmatav faktor võib-olla on suurem, kui mis see päriselt nagu on, et päriselt on täiesti pohhu. Lihtne öelda. Jah. See on lihtne öelda pärast seda, kui sa oled 107 episoodi podcasti lindistanud. Jah. Ei mingid fotod, asjad ikka vaata, mingid videod, ma ei tea, sõpradega vaata, mis on nagu siuke. Jaa, aga vaata, see on ikka nagu see hoopis teises olukorras vaata või kuidagi ja nagu ma ei tea, ma arvan, et väga paljud inimesed ei mõtle vaata niipidi ja ei kindlasti. Ja väga paljudel asjadel on ka minu meelest nii, et nagu osad inimesed ei suudagi kunagi kaamera ees normaalselt olla. Nagu ükskõik kui palju sa harjutad nagu sa saad nad nagu kuhugi teatud maale nii, et nad ei ole kohutavad, aga see, et sa saad inimese nagu 100% nii, et oleks loomulik kaamera ees, see on sama nagu sa ei saa inimest nagu panna lavale, nagu igat inimest ei saa lavale panna. Nagu on inimesed, kes sobivad lavale ja on inimesed, kes ei sobi lavale ja siin ei olegi midagi teha. See on sama nagu, kui sa ütled, et inimesed on inimesi, kes oskavad joosta, on inimesi, kes oskavad, ma ei tea, matemaatikat teha. Nagu, see on lihtsalt üks asi, vastal inimestel lihtsalt kiirubki kinni nagu sellega ja see on pain. Kindlasti on see, mingi ekstreem, aga ma usun, et enamus saavad seda. Ei, aga minu meelest see on väga hästi näha, kui sa võtad seda, et mäletad kunagi koolis. Kõigil on üks ja sama kogemus, alati pidid midagi esitlema klassi ees. Midagi pidi ikka, ükskõik mis tund see oli, midagi pidid tegema seal, kas mingit luuletust lugema või mingit, ma ei tea, mingit ettekannet tegema või referaati esitama või mis iganes. Häbiposti. Osadel inimestel
täiesti ükskõik klassi ees olla, nagu sõltus lihtsalt sellest, kui hästi nad ette valmistasid oma selle töö, mida nad pidid esitama seal siis. Teised inimesed, nad oskasid oma asja ülihästi, klassi ette läksid 0, lihtsalt 0. Ärevus laes ja kõik see. Et ma ei hakka kedagi nagu plästima, aga mul on klassis olid küll inimesed, kes ma tean, kes said nagu nagu õppisid, kõike teadsid, nii kui esitama pidid klassi ees või midagi, lihtsalt täiesti nagu 0. Nagu kõik mõistus, kõik asi jooksis lihtsalt ajust nagu, kõik suulised esitused, mis nad pidid tegema, kõik suulised eksamid, kõik suulised asjad, lihtsalt 0. Küsid ukse taga 10-10, läheb uksest sisse 0. Ja siis ongi vaata tegelikult, keegi tegele selle vahepealse osaga, et mis on see takistus, on ju, et kõik on nagu tee ära, vaata. Kohe nagu finišisse, vaata. Ja sind hinnatakse selle järgi, et nagu sul see oskus puudub, aga siis, kui teine oskus on väga hea, vaata, aga seda me ju, siis kui ühesõnaga me ei anna seda võimalust nagu, et. No ma võin enda puhul öelda, et mul mingi teatud vanuseni oli vist okei, ja siis mingi hetk oli ikkagi aina kasvas rohkem see mingisugune võib-olla häbitunne ja siuke ärevus, vaata, et mul oli ka päris raske üles kasvatas, aga nüüd ma tagantjärgi mõistan ka, et päris suur osa ja sellest nagu traumad ja nagu see üleskasvamise nagu keskkond oli selline, et ma tundsin ennast hästi ärevana. Aga jah, ma arvan, jumala paljud kannatasid mingi sarnase asja alla, et neil ei olnud kodus võib-olla ei olnud kõige parem keskkond ja siis nagu enesevääriks oli üsna väike ja siis tuleb mingi kodus või sõbrad või mis iganes nagu enda eest nagu nüüd mina seisan enda eest, kes ma olen ja see nagu see lööb nagu kõik krussi. Ma räägin, kui sul see esinemise asi on sama nagu väga paljude asjadega on, et nagu kui sul ei ole seda head kogemust, siis tekib kohe mingi tõrge sisse nagu. Aga sul oli vist ju suht hästi, just mõnedan sa rääksid, sa koolis korraldas igast asju ja esinemisega või? Jah, ma olen pidanud kogu aeg. Et see on väga hea skill ja see, et sul oli nagu hea nagu pind, et sa said ennast mind suruti lihtsalt sellesse sisse, nagu mul ei olnud valikut ja siis ma pidin kuidagi enda peas selle välja mõtlema, et nagu see oleks okei. Ma mõtlengi selle pinnal, see on nagu, et mis iganes sind sundis sellesse olukorda vaata. Aga ma loomulikult ei olnud nagu mingi, et ma tahaks igal pool esineda või midagi, pigem oli nagu siuke, kes oleks võib-olla hea nurgas võib-olla mõne inimesega vestlenud või midagi, aga samas tagantjärgi hea skill on ju või nagu, et head tegid. Ei, jah, et aga jällegi ma ei tea, kas ma igale nagu soovitaks nagu, et lastevanematele või midagi, et teie laps on ue ja see lükake lavale. Et seda ma ei oska nagu ka öelda, et ma ei tea, jah. Ma ei tea, minu puhul oli lihtsalt pigem oli see, et nagu mind kuskil nagu lükati lavale ja siis oli vaja seda, et nagu, kes tahab midagi teha või lugeda või midagi, siis ma olin nagu, keegi ei tahtnud, siis ma olin nagu, okei. Aga see on hea, sul oli nii palju seda enesekindlust, et sa said nagu selle julguse välja käia, vaata. Jah. Aga kus see tuleneb, ma ei oska küll mingit loogikat seal taga ei ole. Mingi selle sama pinna sa said, et sa said selle nagu rakendada, vaata, et sul oli midagi olemas, et sa said selle üle võib uhke olla. Ühesõnaga jah, ma olen nagu ise tagantjärgi selle nagu ehitanud, mis kunagi on puudu, et ma täiesti olin võimeline ka nagu kõik need asjad tegelikult tegema kunagi siis, aga lihtsalt mul ei olnud mingit seda asja, mille otsa ehitada või ma ei tea, kõik oli liiga lihtsalt nii palju asju nagu aga nagu jah, nüüdseks nagu see hästi palju tegelenud, vaata enda selle. Kusjuures kuskil nägin mingit reelsi või midagi, et millennialitel on nagu kõige rohkem putsis olnud mingid asjad, et nagu kasvatati üles sellega, et tee nii palju tööd, kui jaksad ja siis lähed tööturule ja siis avastad, et tööd ei ole, siis kasvad üles ilma tehnoloogiata ja siis kasvad üles maailmas, kus ainuke võimalus tööd teha on tehnoloogia
mingi kõik ütlevad, et kui sa palju pingutad, siis sa saad puhkusel käia, aga siis sulle öeldakse, et aga by the way, tead mis või hustle hard nagu, mis me tähendab seda, ära puhka mitte kunagi. Ja siis öeldakse, et nagu sa ei saa selle kõigega hakkama, see tähendab, et sa oled laisk nagu, mis tähendab, et sa hustle'id veel rohkem. Aga siis teine osa sellest oli nagu, sest mõttest oli see, et nagu millennialid on need, kes on ka kõige rohkem nagu enesega endaga tööd tegevad, nagu see generatsioon, kes on nagu sellest aru saanud, et me oleme hästi self-aware olnud, et siis nagu me näeme ennast või oleme rohkem olnud võimelised nägema ennast zoomed out nagu. Ja et teine asi on ka see, et nagu et nagu kõik need ootused või asjad, mis meile ette pandi, et see on putsis, aga aga see ongi perses, et nagu ma ei peagi nendega nagu hakkama saama või et nagu, või siis ühesõnaga, et see nagu sa ütledki, see enese mina pilt on nagu kõige paremini välja arenenud ja see endaga tegelemine ja see teraapia ja nagu muud asjad selle jaoks, et sellest nagu üle saada, mitte et sellega nagu minna mingi vägivaldseks või mingi muude asjade, vaid et tegelikult päriselt sellega läbi tulla, et ja sellest nagu ka mingisugust produktiivsust pärast nagu teisele poole välja anda, et see on ka nagu teine osa. Me oleme ka infoajastul vaata, et me oleme saanud palju rohkem seda nagu infot ka teisteni viia, et näiteks ma ka ei oleks nii teadlik kõik nendest asjadest, kui mul ei oleks internetist võtta kogu aeg, on ju. See nagu hästi suur osa vaata ja me nagu kasvasime ka vaata sellega nüüd üles, et mängib ka päris suurt rolli, et me saime niimoodi hüppelise arengu teha oma eelnevatele generatsioonidele, kus nad teadsid, ma ei tea, psühholoogiast või laste kasvatamisest või mingitest asjadest ainult seda, et mis nagu üldjoones öeldi, et ta käitub pahasti, anna vitsa või karista, kui käitu õigesti ja mingid hästi basic mingi õpetused nagu. Ja siis jah, aga mul oli nii, mida rohkem sa oled nagu more fucked up nagu keskkonnas üles kasvanud, seda rohkem sa tegeled endaga vaata, hästi palju psühholoogid ütlevad, et nad nagu, et kuna neil endaga oli nii palju tööd, siis juba see huvi selle vastu oli nii kõrge, et nad läksid loomulikult seda ka õppima ja neist psühholoogid on ju. Ja siis ühesõnaga ma enda puhul ka nagu leidnud, et miks mul nii suur huvi ja ma nagu ennast nii palju üritan harida selles, et nagu ka nii palju töödelda oma asju. Ja olen jõudnud nagu head tükki hammustada, aga samas nagu see on nagu nii palju veel on ju, aga nagu siuke üldine nagu see vaatamine asjadele, kõik see on nagu täiesti nagu selle kohta ma internetis memesid näinud, et ehitajad tulevad sellest, et nagu neil kõik asjad kodus olid katki ja nad pidid hakkama nagu ise kodus nagu asju parandama ja ehitama. Advokaadid kasvasid üles mingi pättide peres, nagu siis nad pidid lahendama nagu mingisuguse probleeme ja psühholoogid tulid sealt, et kus oli nagu putsis kodu, nagu mida nad pidid kokku lappima nagu vaimselt, et väga õige, see on hea point. See kehtib nagu, iga nagu ameti puhul, et see kuskilt tuleb, on ju. Jah, väga hea point, et inimene ongi, täpselt siuke ongi, et vastavalt vajadusele temast saab see vajalik osa ühiskonnas või midagi, et nagu kuidagi nagu, kui sa nüüd loomulikult võib-olla või kui sa isegi vaatad seda, et justkui kui see sündis on ja et siis see nagu justkui mingi loomulik osa on seal juures. Kus on poliitikud tulevad siis? Kuradi meile hukkuvatelt mingi meteoriitidelt, ma ei tea, Mis vajadus nendel taga oli, Poliitikas on jah, see on see pigem see kultuuri küsimus, kui need inimesed võib-olla isegi. Et kuidas kõik asjad vaata töötavad või see. No I kid, joke. Aga nagu mida vittu. Jah, ei ükski kodanik maailmas, et tal kõigil oleks midagi öelda. Tead, nendest poliitikutest me jõudnud, ei tea, mille peale ma olen mõelnud viimasel ajal. Et sina hakkad poliitikuks. Kindel see. Meie järgmised kui ma olen kohalikad. oma püksid või sa oled mulle oma särgi, siis me oleme üks värv, me oleme Keskerakond. Siis on üks on täitsa roheline, jah. Järgmised kohalikud omavalitsuse valimised valige. No nüüd tulevad kohe, on ju. Ja, aga järgmised, sinna ma ei jõua enam, aga järgmised 4 aasta pärast. Vahepeal teeme Eurovisiooni ka ja siis valimised, jah. Ja muidugi. Kõik ja Eurovisiooni 15 küsimust ja
ja siis läheme tõsielusarja kuhugi. jah, aga mis sa mõtlesid? Ei, see, mis me rääkisime, see, et vaata inimesed, noh see üleskasvatus ja nagu see probleemide lahendamine ja see, ma olen suhtlemisest hästi palju viimasel ajal mõelnud. Ja just see, et kui palju probleeme tekib sellest, kui me väljendame midagi, meil on näiteks mingi idee, mingi suvaline asi, siis me räägime oma idee välja, aga väga tihti me unustame ära, et inimene, kellele me seda ideed väljendame, võib-olla tal on 0 baas teadmist sellest, mida me väljendame. Ja nagu kui palju me kasutame mingeid sõnu või nagu kaotame ära mingit tausta info, et teisele inimesele edasi anda, et ta saaks aru midagi. Ma ka mõelnud selle peale, ma täiesti tean, mis sa mõtled. Et nagu täiesti nagu, ma ei tea, random asi. Ma sõdin kogu aeg sellega, vaata. Ma ei tea, näiteks, me oleme toas, ma vaatan värvi, räägime, tellid maaleri näiteks. Ma olen toas, vaatan värvi või? Ei, ma olen praegu toas, vaatan värvi nagu. Vaatan värvi? Mina vaatan praegu värvi. Et kui ma toon näite, et sa tellid maaleri näiteks endale koju. Ja siis tuled koju, maaler ütleb, seal toas ma tegin sellega ära, vaata, et nagu see on suht okei, aga vaata selles teises toas juba nagu sai see tehtud ja vaata, ma tõmbasin küll selle 3-ga tõmbasin ära, aga vaata 4-ga veel peaks tegema nagu. Ja siis need liistu asjad, vaata, et sinna vahele ja siis tõmbavad vaata need. Ja sa oled mingi, kas ma magamistuppa saan minna või? Ei, ma ju ütlesin, vaat sa ju tehtud, mida sa jääd nagu mingi. Aga inimkeeli. Et kui palju jääb. See väljendab põhjusega, vaata. Et kui palju nagu jääb, või isegi sõpradega rääkides, et sa nagu teinekord sa eeldad, et mingi inimene saab, et tal on see sama info olemas ja et me saame, ja teine asi on ka see, et okei, ütleme, et meil on mõlemal see sama tükk infot, aga see, et me saame sellest infost samamoodi aru, on nagu teistmoodi nagu imelik asi. Pead tegema päris palju neid mental neid skippe, et ju ta teab, on ju, või nagu, aga see käib nii kiiresti, et see jõua nagu kõige parem näide on värviga, vaata, et inimesed on värvipimedad ja sama on see, et nagu me eeldame, et kõik inimesed näevad seda värvi täpselt samamoodi, aga me ei näe kõik värvi samamoodi, me ei maitse sööki samamoodi ja ma näen nii palju, kuidas tekivad probleemid sellest, et inimesed ei väljenda ennast nagu põhjalikult. Ja, et tegelikult on meele see segadus, nagu, et kuidas sinu meel loeb mingit asja, versus see, et see ei saa aru nagu. Et ja siis tekib mingi räige mingi mähk nagu sellega, et kas keegi küsib mingi küsimuse ja siis teine inimene on, vaata küll sellest kõigest saab aru, aga miks ta sellest aru ei saa ja siis ta hakkab mingi täiesti muud me jama mingi peale jaurama, aga tegelikult tekib probleem sellest, et asjast nagu mõlemad ei saanud samamoodi aru ja siis hakatakse üksteise peale mähkima nagu, et mingi ja mingi ebavajalik vaidlus ja mingi aga kui oleks väljendatud seda algusasja õigesti, oleks 0 probleemi olnud. Ma olen mõelnud selle peale. Aga teine asi on, ja teine inimene, selle asemel, et nagu küsida, nagu see täpsustav küsimus, oota, kas sa mõtled nii või sa mõtled naa? Või kas sa mõtled see või sa mõtled nagu see? Siin on nagu see finish, aga me läheme siia kuskile niimoodi. Ja me keegi ei küsi, kõik on lihtsalt kohe, läheb edasi. Ja nagu, see on lihtsalt minu meelest huvitav, nagu kuidas inimesed ei jaga. Et see on ka vaata mingit sorti, mingi harjumus, et ma olen harjunud, et kõik vestlused lähevad niimoodi vahepeal, või nagu, et umbes mingi arusaamatus või vaidlus on millegi üle, ja siis nagu, et jutt jookseb selles suunas, inimesed lähevad kohe seda teed pidi, no ja ma olen alati need vestlused pidanud, et siis ta kohe läheb sinna, ilma double nagu second guessing, et kas äkki on lihtsam lahendus see või äkki sai valesti aru või et ma selgitan selle juurde või midagi. Ma olen mõelnud enda mingi vestluste peale ja siis mingid näited, kus ma olen ise näinud vaata ja mõelnud nagu, et issand kui nagu mõttetu, kui nagu kuhu see läks, aga kui lihtne tegelikult see lahendus oli või milles see tegelikult probleem oli, vaata. Ma olen selle peale nii palju rohkem mõtlema hakanud tänu sellele, et ma räägin terve päeva tööasjades, räägin inglise keeles. Ja tänu sellele, et ma räägin inglise keeles, siis mul on alati tunne, et ma äkki saan mingist slängi või mingist igapäeva kasutusest on valesti aru ja siis ma iga kord täiega mõtlen topelt üle, kuidas ma kirjutan või räägin ja ma olen seda hakanud, nagu kuna ma mõtlen selle peale nii palju, siis ma mõtlen nüüd ka eesti keeles nagu selle sama asja peale ja ma olen tähele pannud nagu kõrvalt kuulates ka, kuidas inimesed räägivad üksteisest nagu niimoodi
täpselt mööda nagu niimoodi, et nagu millimeetriga räägivad üksteisest mööda ja kui nad kumbki korra jääks seisma ja nagu paneks käe vastu, et kuule, kas sa mõtled või kas sa ei. Ma olen leidnud niimoodi ka, nagu... ma olen leidnud ennast niimoodi, kus on see, et ühel hetkel mõistan, et oota, tegelikult me räägime samast asjast, lihtsalt me kirjeldame erinevalt, aga see on täpselt see sama asi. Jah, hästi tavaline, see sama, et nagu nii ligidal. Ja see on nii huvitav ja siis vahepeal on, kui inimesed on purjus või midagi, siis inimesed hakkavad nii kaitsma oma seda mingit asja. Siis on pekkis, jah. Ja see on huvitav jälgida ja mõlema kaitsed oma asja, see on nagu, jaaga, te räägite samast asjast. Ja, ma olen isegi vahepeal mõelnud või näinud ka seda, et osad tegelikult võib-olla isegi mingil tasandil saavad aru sellest, aga nad tahavadki vaielda ja nad tahavadki olla nagu see, ütleme mingi purjus peaga või mingi siuke vaata, et tegelikult see ongi see, mis nad tahavad või ajavad taga ja siis nagu mingi, mina ei saa sellest spordist aru, aga ju siis sul on vaja või nagu, et ma kuskilt maalt tõmban selle, et okei, ma ei saa aidata, kui see su eesmärk teine, et mina eeldan, et sa mõtled nagu mina, sama asi tegelikult on ju, et miks vaielda, on ju, aga teine mõtleb, et ei, ega ma tahan. Alateaduslikult midagi vaata. Et see nagu, ma olen endale nagu peace of mind'i teinud niimoodi, et vahepeal ei pea kõik olema nii nagu ma teine kord rääksin vaata sellest liikluse asjast, vaata. Et liikluses inimesed lähevad veits kettasse ja nagu... Ja, see on heightened senses, sest sa pead olema hästi valmis pidurdama, midagi on tee peal. Aga minu meelest sama võiks olla ka vestluses. Nagu sama rakendust võiks kasutada ka vestluses. Oota, mida? Et sa lähed kohe närvida? Ei, jah, just täpselt. Et nagu nii kui sa oled vestluses, keegi ütleb midagi, sa oled kohe, oota, mida? Miks? Sõidad sisse sulle. See on juba ema kohta. Jah, et sama võiks ju liikluses olla ju. Või nagu sama võiks vestluses olla, et nagu sa ju, enamus inimesi ju käib ju liikluses ringi nii, et nad eeldavad, et oota, sa tahad vahele tulla või? Okei, tule vahele nagu. Või et oota, et läks ikka tuksina, vahet ei ole midagi. Oota, kas sa tuled või sa ei tule või kas sa teed või sa ei tee või midagi. Aga kui sa mõtled, see on, kas sa tuled? Nagu inimesed vaata mingi roolis, mingi inimesed libutavad rusika. Kohe flipid ära. Aga see näitab sama, see on, kui sa mõtled, siis see on täpselt sama vestlustega, see paralleel. Et vestlustes on täpselt samamoodi. Keegi ei oota, nagu väga palju tihti, nagu, et inimesed ei oota, et kas sa tahtsid ka midagi öelda või et kas sa said aru või et kas sa panid suuna sisse või sa ei pannud suunda sisse? See viisakus, jaa. Ma olen nõus, jaa. Ega tegelikult ongi täpselt nii lihtne, et see kultuuri muutmine, et kuidas endast peab siis alustama, et vaikselt muudad nagu enese näitel nagu näitad, kuidas võiks olla, et siis teine ka nagu eeldadest hakkab tegelikult matkima, vaata. Matkimine, kusjuures on väga hea mõte, on selles, et inimesed väga tihti lähevad vestlustes, lähevad väga sellega kaasa, et ükskõik kui agressiivne inimene sul vastas on, võib-olla mitte ükskõik, aga ütleme, kuni teatud maani, siis kui sa ise käitud väga viisakalt või ma ei tea, miks ma agressiivne, ma ei ole mingi, ma ei tea, mis korrad inimestega kaklemas käinud kuskil. Ei, vaata, keegi on lihtsalt ebavajalikult ebaviisakas kuskil poes või midagi. Aga siis, kui sa nagu selle nagu inimesele ütled väga nagu viisakalt ja sõbralikult lähed kaasa, siis nagu olukord nagu... Me vist eelmine kord rääksime vist seda, käisime üle mingi sarnase asja vist, nagu midagi meenub. Aga just see on ju, et see kohe nagu, et sa tahad kohe samaga vastata, vaata. Ja samamoodi, kui sa oled hästi helde, siis sinust kutsub välja, et sa oled helde vastu. Kohe me kopeerime. Jah, et see tegelikult on täiesti muudetav, inimesed on highly adaptable creatures. Et me kohaneme vaata sellega, mis on, tekitab meile mugavust võib-olla, mis iganes. Ja see minu meelest on ka see, nagu inimestel on piinlikkuse moment on teine asi. Kui sina oled pahane ja teine inimene käitub nagu väga viisakalt, siis üks hetk tekib see piinlikkuse moment, kus on nagu, oota, aga miks ma nii ebaviisakas? Ja, just. See on see trigger, jah. Et see on, ükskõik mis muu on, siis piinlikkus tegelikult on see, mis on väga suur võrdsustaja. Väga vähe neid inimesi, kellel on null piinlikkuse tunnet. Jaa, piinlikkus on hästi tugev motivaator inimesele. Väiksest peale õpid. Mida viisakamas seltskonnas sa oled, see suurem on see viisakuse või see piinlikkuse see meeter nii-öelda. Ja, just. Ja ma vihkan, kui tekib see süke nagu
tunne või kui on niisugune keskkond, see hästi ebameeldiv ja siis üritan alati nuputada, kuidas seda muuta, vaata. Sest tavaliselt on selline, et sa tunned mitte ainult endast, vaid teistest ka. Ärevust, vaata. Õhus, see tunda lihtsalt noaga lõigatav. Ja see on nii nagu Osad inimesed elavad selle nimel. Jaa, aga see on nii kurnab ja see on nii halb tegelikult, vaata, et see ühesõnaga tegelikult aktiivselt siuke ebameeldiv kõigile vaata või nagu siuke piinamine. Osad inimesed elavad selle nimel lihtsalt. Õudne. Saaks tekitada jumala eest seda nagu, et oleks jumala eest kõigil piinlik või ebamugav olla. Ei, on kindlalt. Mõni on kindlalt see kuradi nautija, vaata. Või ta nagu töötab siuksel emotsioonil. Aga nagu ta sisemast sügaval tegelikult ta päriselt ei taha. Ma pole seda. Aga ta on harjunud. Ma mõtlen, et ta on nii harjunud selle piinlikkusega. Et üldjuhul see inimene, et sa ei tee teda nagu kohe üdini pahaks, vaid et nagu ta on ise ka selle ohver, vaata. Midagi sellist. Jah. Aga jah, piinlikkusest rääkis see on näiteks mul üles kasvatas oli hästi suur nagu no siin kasvatati selle küles. Ja üks asi ja siis kuidagi nagu see läbi vanemate ka vaata sa kopeerid käitumist, et siis mis nad ütlevad, et on piinlik või mis nad väljendavad, et on piinlik või mis iganes sa kopeerid selle käitumise ja siis mul oli üles kasvatas oli hästi suur osa nagu endast nagu see ja siis jah, terve täiskasvanud elu nagu sellest üritanud lahti saada, et see on nii kurnav ja piirav vaata ja kõik mingid sotsiaalsed ärevused tulevad sellest. Et sellel on oma roll ja seda õigesti kasutades on hea, piinlikkus, aga kui sa nagu kontrollib tervet selle su putt, siis see on ikka... Piinlikkus on iseenesest on hea, kui sa tead, et sa oled midagi halvasti teinud ja sa tunned seda, sest see minu piinlikkus on hea. Nagu, et see hoiab meid sellest, et me kõik käime ja teeme igasuguse rõvedusi nagu, nagu selles mõttes. Aga teisest otsast see, kui sul on hüperpiinlikkus selles, et ühe korra tegid midagi kehvasti või 2 korda tegid midagi kehvasti, siis see ei tähenda, et sa oled kehv inimene. Ja just, ma tahtsingi, see on hea point, ma tahtsingi sinna jõuda tegelikult, et kuidas see enda ajaks ka see piinlikkus nagu lahti sai mõistetud, või ma nagu lugesin juurde selle, et piinlikkus on jah hea, vaata nagu suunab su käitumist, mis iganes on ju, aga siis see, et ma ei tea, tegid midagi valesti või mis iganes on ju, see ei defineeri sind, vaid nagu, et lihtsalt see on parasjagu mingi asi, mis jah, et need peavad 2 eraldi asja elama, et minul oli see, et see piinlik asi, et mida ma tegin, selle mina defineerituna, ma olengi siuke, et see oli minuga nagu üks ühele vaata, aga ta ei tohtinud mind defineerida. Aga see mina pilt meil kõigil on minu meelest väga huvitav asi üleüldiselt, nagu kui sa niimoodi võtad. Nagu kui sa ütled, sinul oleks see piinlikkuse asjadest, siis nagu väga paljud inimesed näiteks on töö on nende mina pilt, võib-olla nende pere on nende mina pilt, võib-olla mingi nende muu asi on nende mina pilt. Ja kus sa defineerid ennast? Ja sama näiteks see sama see X5-ga see Biff on ju, koos selle perega, ma arvan, et tema see X5 või see tema see bränding oli see, kuidas mis oli tema mina pilt, vaata nii, et aga ta elab kindlasti karakterit, sest et kui sa oled kuskil kaamera ees ja teed sikast asja. Ma ei tea, aga võib-olla tema jaoks sa veits muutud, ma mõtlen. Ma mõtlengi, et nagu tema, ma arvan, et see on ise loodud mina pilt, aga ta elab sellesse sisse ja nüüd tal on raske, ma arvan, sellest ka nagu väljaspool olla. Et võib-olla alguses see oli võib-olla mingi nali või mingi skitt või midagi, aga pärast seda nagu ma arvan, mingi hetk see muutubki nagu, see ei ole enam naljakas. Ma mäletan, kuidas alguses kunagi, kui Instagram tuli, siis inimesed hakkasid panid hashtag ja kõik tegid nalja sellele, et sa paned hashtag, et ja, see oli imelik asi, mida Forward 2 aastat hiljem nagu kõik panid hashtag oma piltide alla nagu paned mingi kodust vanaema juurest mingi pirukast pildi üles hashtag grandma life nagu millega me tegeleme. Nagu see oli nii imelik, et jah, see tundus, et ta nagu kekutamine, aga tegelikult see oli mõeldud otsima me alguses olime õigel teel, mida vittu sa teed. Nagu meil ei ole vaja kõigil saada sotsiaalmeedia tähtedeks, ei ole vaja panna oma hashtag'e sinna selleks, et mingi suva jors kuskilt Hollandist leiaks su vanaema koogipildi ülesse. Sul ei ole vaja panna seda hashtag'i sinna alla. See on privaatsus, see on mingi muu asi, aga alguses me tabasime selle mõtte ära, et see on nagu ongi kekutamine nagu selles mõttes, siis paar aastat hiljem me mõtlesime, et üle meist kõigist saab suur sotsiaalmeedia staar ja nüüd ma arvan, me oleme kõik nagu selle ringi läbi teinud ja nüüd oleme kõik nagu, et autoga ma ei taha olla sotsiaalmeedia staar, see tähendab seda, et nagu
iga mu hetk on kuskil luubi all ja see tähendab seda, et nagu ma ei saa mitte midagi valesti teha, sellepärast et kui ma mingi vale sõnumi kunagi 16-aastane saatsin, siis ma saan mingi cancel datakse mind jälle mingi ära või ma ei tea, mis iganes nagu. Aga tegelikult jah, ma olen endale rahustavalt selle nagu võtnud, et nagu, et võtad kõik omaks, mis on, vaata, et nagu ühesõnaga mitte millegi ees ei ole nagu seda häbi, vähemalt mul ma olen nagu niimoodi võtnud, vaata, ja ma ei tea, on midagi cringe'i või mis iganes pohhu. Nagu, see oli mina kunagi ja nagu ongi naljakas või whatever, vaata, aga nagu see ei defineeri mind praegu täna näiteks või midagi, et nagu ei peagi. Aga ja need hashtagid ka, muidugi alguses jah, et see nagu liiga reklaamid oma vanema pannkooke ja muu süke, aga nagu kui on mingi asi, mis toimub, vaata, ma ei tea, iseseisvuspäev või mis iganes, on ju, et siis ma olin seal kohal, tahad jagada inimestega, kokku toomise eesmärk, et seal on nagu mingid muud rakendused, et siis see on päris hea tegelikult. No loomulikult, ma räägin lihtsalt sellest, et nagu sul ei ole vaja iga pildi alla panna nagu mingisugused hashtag. No ma ei kasuta ka, jah. Et vahepeal see läks minu meelest lihtsalt nagu väga käest ära nagu ja no see oli kõik marketingi eesmärgil, see on kunagi inimestele mõelda. Jaa, aga tead, keda marketingiti? Jah, pohhu. Marketingiti. See hiinakas, okei. Emotional. Igastahes, keda tegelikult turundati oli Instagram või Facebook nagu tegelikkuses, sest et nagu see oli see, mida kõik nagu internetist leidsid, kui sul see hashtag töötas, internetist otsisid, siis sa leidsid Instagrami, mitte selle inimese, vaata. Ja nagu lõppkokkuvõttes see süsteem enese kasupüüdlik nagu firma mõttes, et nad ei tee kunagi toodet meile väga. Inimesed, jah, osad inimesed said sellest, aga tegelikkuses Instagram on 0 raha teenija, nagu nüüd seal on mingisugune see, nüüd on seal see mingisugune see raha teenimise võimalused, aga oota, nagu Instagram ise ei teeni raha või kui sa Instagramis oled kui sa oled kasutaja. Selles mõttes okei. Nagu nüüd on USAs see mingisugune süsteem, kuidas sa võid seal raha teenida. Sa mõtled nagu YouTube'i see mingisugune monetization? Jah, AdSense. Okei. Ma sellega oli üldse kursis, jah. Ma eeldasin, et see on kõik sinu enda teha, et sul on mingi link oma mingi lehele kuskile ja siis osta massi. No jaa, seda sa võid teha, aga nagu nii nagu YouTube'is on lihtsalt, et sul on kanal, sa teed video ja siis näiteks ütleme, see saab 10 000 vaatamist, siis sa teenid mingi $2 või midagi. Et siis Instagramis ei ole nii, et sul on näiteks mingi viral video, sa saab mingi 2 miljonit vaatamist, sa ei teeni selle pealt mitte midagi. Jaa. Et aga YouTube'is sa vähemalt nagu teenib midagi ja Instagram... sa pidid alati selle edu ümber tõlkima siis nagu kuidagi teise... Sa pidid kuidagi brändidele ütlema, et nagu kuule, makske mulle nii palju raha, ma teen, ja siis minu jälgijad näevad seda ja siis sa pidid ise haslima nagu seda ja nagu, aga kõik see tõi ju Instagramile lihtsalt rohkem nagu rohkem asja, et... Ei no see innustab rohkem creatorid nagu, why not? Kui on midagi head nagu müüa või content'i pakkuda, ma ei tea. Kellegi ikka. Mis asja? Ma räägin Instagrami see monetization, et see on hea ikka nüüd. Ei, no jaa, aga see töötab ainult USAs ja see töötab nii nagu valikult. Ma mõtlen, et ta on algussammud, aga nagu võib-olla jõuab kuskile normaalses kohta. Ei, see ei tõua mitte kuhugi. No kui see oleks jõudnud, Instagram on vanem, okei, ta ei ole vanem. Ma mõtlen, see monetization uus asi. No mingi 1,5 aastat. No ma mõtlengi, et võib-olla on vara äkki. Ei, ma ei usu, see Facebook on nii perses omadega, et see metagrupp ei jõua mitte kuhugi oma asjadega. Nad tõstsid päris suure ressursi vaata selle AI peale ja kõik see on ju, ja siis kogu nende muud tooted on lihtsalt jäänud nagu... Kas sa tead, et nad tegid iPadi äppi lõpuks või? Ja, ma nägin, jah. 6 aega tagasi. Täiesti mõttetu. Miks ta nagu siuke on, nii munnina. Aga ma kohe nägin ka need, et aina muidugi ta on siuke, sest nad ei tee nagu end user'ile, nad ei tee sulle seda, nad teevad seda 100% selleks, et saad see, kes raha teenib ja vaatab reklaami, vaata. Et sina oled see osa seal. Ja saad aru, isegi reklaame panna sinna metasse on järjest aastalt raskemaks tehtud. See business suite, mis metal
on järjest aastalt aastasse sitem . no, nagu kõik inimesed, kes Sest seda et- peavad igapäevaselt kasutama , mm, kõik ütlevad, et see on nagu järjepidevalt lihtsalt sitem . no nii juhtub, kui sa võtad ettevõttelt päris suure mingi ei , need ei huvita , aga inimesed kasutavad ikka . nii ajast arust . teist alternatiivi ei ole ja, lihtsalt ja just ja siis ja nad kindlasti toetasid sellele, et aga alternatiivi ei ole , vahet ei ole , mida me pakume , Jah. vahet ei ole , mis kvaliteedis see on , mida sa teed . kui sul on nii palju kasutajaid , ütleme , et sul on mingi 2% väheneb kasutajate arv . Oh no . hästi pohhui . ja no kõik sotsiaalmeediad vaata järjest nagu morfuvad üksteise koopiaks , no kõik täpselt samad asjad lõpuks vaata . Instast tuli see location vaata , nii nagu Snapchatis saad location'it share ida Foursquare'i mäletad kunagi ? ja siis notes ja ma ei tea , mis ka muusika kuulamine ja Foursquare ja see Instagramis oli see vaata , Instagram ostis ära ja siis Foursquare'i. Foursquare oli kunagi pop-up koodi , kus sai jagada oma location'it . ma olen nüüd siin . check-in ja sõid jah , ma olen nüüd siin . ma olen nüüd siin . mingi kuradi pedofiilid olid ma tahtsin mingi . just öelda , et mingi kuradi stalkerid kõik , okei, thanks noh , türa noh , mis see karjud kõigile . teeme pausi . Teeme- ja sa tahtsidki rääkida nüüd tegelikult ? sa mõtled , et jah , see , kurat ma ei mäleta , mis ta nimi oli , aga see , kuidas ta nägi maailma või no see , mis ma kuulasin , siis mingi podcast või mingi asi . see on Neil deGrasse Tyson . mingi Erik Carker või Kauker või mingi siuke oli vist . ühesõnaga jah , see on raske kokku võtta ja ma ei ole piisavalt protsessinud seda , aga lihtsalt see nagu idee võib-olla jah , et kuidas , ma ei tea , intelligentsi mõõta , et kuidas AI tänapäeval on ChatGPT ja näiteks seda nii , et ta on nagu siuke fake intelligents , kuidas ta , kus on kõik vastused olemas , siis ta leiab selle vastuse , annab sulle , versus see , et ta oskab ise nagu mõelda ja tuletada selle , et meie mõistes intelligents on see , et ma oskan nagu lahendada probleemi ise . räägi natuke seda taustavat inimestele , siis nad oskavad ka nagu sellest aru saada , millest sa räägid . tausta ? vaat , mis see nagu , mis see podcast rääkis , vaata nagu , mis see nagu , kus ei see , tuleb . aga ta rääkiski päris abstraktselt niimoodi , et sa tükk aega kuuled ja nagu , et millest jutt käib , okei , ja siis nagu lõpus nagu toob nagu selle nagu niimoodi kuidagi nagu kokku , et noh , näitena oligi AI , et noh , tänapäeva mõistes see AI , mis meil on versus päris intelligentsed , siis et kuidas see mõjub hästi nagu niimoodi , et vau , see on amazing , et ta nii hästi töötab , oskab mu probleemidele lahendusi leida või vastuseid anda , vaata , aga et see , kuidas ta on lihtsalt hästi suure data põhjal nagu ehitatud , et ta nopib õige vastuse sulle versus , et ta ise oskab nagu mõelda , et tuletada . ja siis ta seal vahepeal , et mina arvan , et see on hea mõte , aga nagu , aga mis sa arvad sellest nagu , ta nagu räägib justkui nagu inimene sinuga , aga et see on kõik siuke nagu show või no meie mõistes tegelikult see on väga hea , kuidas tarbida midagi , sest et me kõige paremini võib-olla tarbimegi , kui inimene räägib meiega . inimesega , jah . jah , et siis see on hästi loomulik tegelikult , et me niimoodi noh , paned selle voice'i peale , räägid temaga , onju . no see on sama , miks üritatakse , no mis on parim , see optimaalne roboti kuju on inimese robot , nagu inimese kuju , see on sellepärast , me oleme kogu maailma loonud selle jaoks , et inimese kuju jaoks , et sa käid kahel jalal , et sa tassid asju kahe käe otsas ja nagu hästi loomulik meie jaoks või no kõige no kogu maailm on niimoodi üles ehitatud , trepid , mingid uksed , täpselt. nagu kõik asjad , ja tegelikult hea point . sõidukid , kastid , kõik asjad on ju ehitatud selle jaoks , et sul meie kujuga ja olend tassib ja teeb nende Täpselt. asjadega . ja kui sa roboti paned seda tegema , ta saab kõiki neid samu asju kasutada täpselt nagu , kui tal on ise see aga nii kui sa teed mingi ratastel või mingi selle mingitel vintsidel või mingitel asjadel selle roboti , siis on hakkab nagu muidu on kõik on nii kaua tore , aga tead mis või , trepid või mingi tead mis või , võta kera näiteks tassi ülesse või mingi võta muna ülesse . ja see ei tähenda , et ei või olla mingi special robot , mis on nagu mingi prügi korjamisrobot , kes on see , et ei ole see , sõida täpselt kohale , täpselt pane see asi , vaid sul on nagu see ai või mingi siuke robot , vaata , kus ta oskab näha , kus prügi on , võtab selle täpselt kinni , viskab selle ära , vaata , nii nagu võib-olla inimene teeks , kui tal oleks hästi suured käed või midagi sellist , vaata , mis meie mõistes võib-olla on loogiline nagu . ei no , oleks
tore näha küll mingit sellist asja. aga lihtsalt ma tõin näite nagu Jah. selle AI nagu tarkusest, et vaata sama on nagu see, et miks meil on lihtsam rääkida inimesega, on see, et see on see, millega kõik on harjunud. Et sama nagu on see robotiga Ei, nagu kuju. Minu arust täiesti loogiline, muidugi me teeme nii. Ja see on nagu mingi sarnane mõte nagu see, et Jumal tegi inimese... Ma just tahtsin öelda seda. Tere, enda järgi on ja. Et loogiline, et me läheme nagu sama teed pidi või siis teistpidi, et me mõtleme, et me mõtleme nii nagu justkui Jumal mõtleks ja siis teeme, et kui ma oleks Jumal, ma teeks enda järgi ja siis ma olen samasugune nagu Jumal või see tagurpidi loogika. Aga et me teeme ka selle uue rassi, kes siis, kui inimesed välja surema, et siis kes meist üle võtavad. See Alien Earth, vaata, tegelikult see puudutas seda teemat ka. Natuke puudutas, jah. Et me oleme uus generatsioon inimesi, kes on vaata robotid mingisuguse väikse jäägiga inimkonna... Inimlikkusest. Jah, inimlikkusest just. Ja siis nagu see on nagu uus liik inimesi. Ma ei tea, kuidas nad selle nii nagu tuksi keerasid selles osas, et see oli laps superrobot. Et nagu... See tüdinud, see tühi pilk või see nagu, et kuidas nagu niimoodi jälle, nagu see oli täpselt see, kuidas kõik tunnevad ja kuidas ma ka ennast tunnen pärast seda sarve. Ja sellepärast ma ütlen, LLM-iga minu meelest on see tunne, et ma ei tea, ma hakkasin kasutama seda Midjourney't nagu suht kohe algusest peale. See oli amazing, jah. Ja see ei olnud amazing. Nagu see oli amazing selle jaoks, et teha mingit random pilti või midagi, nagu mingit fantasy arti või midagi, nagu millel puudub igasugune sisu või midagi otstarve. Ei, alguses jah, aga kui sul on vaja... Ma pärast kasutasin seda väga praktilistel eesmärkidel. Ma ei tea, nagu kui sul on vaja mingit spetsiifilist eset või spetsiifilist asja, siis see ei tööta lihtsalt, nagu sul on vaja, siis sul on vaja fotot või siis sul on vaja digikunstnikku või midagi muud. Et nagu, kui sul on vaja mingit random pilti, random asja jaoks, super. Aga mul on võib-olla siis, jah, ta teeb tegelikult amazing asju, kui sa võtad mingi reference pildi ja ütled, et tee selle põhjal mingi asi ja nagu siuke mingi konkreetne otstarve. Ma toon näite, kui sul on vaja suvalisest perekonnast laupäeva õhtul teleka ees pilti, super pildi saab. Kui sul on vaja spetsiifilist perekonda spetsiifilise telekaga, kes istuvad konkreetselt diivani peal, võimatu. Sa räägid Midjourney'st praegu, on ju? Ükskõik millisest. Ei, aga need mingid AI-d ma mäletan, et nad nüüd võimaldavad just selle eesmärgil ehitatud, et sa saad panna need specific asju sisse. Sa võid ühe panna, aga kui sul on vaja 3 konkreetset asja, nii et sa saad nagu tõetruu selle loomingu, ma ei ole ise kasutanud. See ei vasta tõele, ma olen proovinud. Ma ei ole ise kasutanud, aga ma sain aru, et heitetakse neid. Sest et see on nii palju praktilist, vaata see ei pea nagu päris toote pilti tegema, vaid sa annad selle toote sisse ja saad selle toote seal genereerituna nii nagu vaja. Sa saad teha... See on hästi corporate asi, mida teha, vaata. Et nagu... Aga sa saad teha asju, mis on väga lähedased nagu tõetruule asjale, aga see, et sinna jõuda ei ole nii palju kiirem kui see, et sa võtad päris fotograafi. See raw variant on huvitav, kreatiivne protsess ka. Aga kui sul on vaja näiteks mingisugust stock image'it mingisugusest asjast, ehk siis sa ei ole nii kammitsetud nendest piiridest, jumala eest sa saad toota ükskõik mida väga kiiresti, sa saad 10 varianti, vali see, mis sul värvide asjadega nagu paremini kokku läheb või sa saad ju ette anda nagu paleti ja mingi asja ja see sobib täpselt su veebilehele või mingisuguse uudisloole või mingi sükestele asjadele, et see mingi rämps piltide loomine, millel ei ole tegelikult mingit otsest sisu, see kaob kõik ära ja sellega saab Midjourney või mingid muud asjad saavad ma näen kõige rohkem neid mingitel template'idel asjadel. See on päris kole. Nagu sa näed ilmselgelt, et see on AI ja see on nagu mingi siuke nagu fake reality veits. Sest ta natukene nagu häirib, sest varem oli, isegi kui ma nägin korduvaid pilte ja kui nad oli päris, ta mõjus hästi nagu mõnusalt ja loomulikult, siis nüüd ta on hästi siuke nagu kontsentreeritud siuke AI, aga see on template, vaata, sa võtad seda aluseks, muudad kõik elemendid ära ja siis nagu vahet fotod ära kõik. Hästi mingi me-specific asi, aga... Videotega on täpselt sama lugu nüüd, Stock videotega on täpselt sama lugu.
see on aga nagu see, miks ma seda räägin, ongi see, et miks ta ei vasta tõele, on see, et need LLM-id ja asjad ei saa tegelikult päris täpselt aru, mida sa küsid. Ja sa pead väga täpselt nagu selle sisendi panema, mingid näited panema, aga nagu kui sa ei küsi seda, mida keegi varem ei ole küsinud, tal on väga raske aru saada sellest. Näiteks kui sa küsid mingi a beautiful woman walking down the street with a red dress on, ta leiab väga hästi, leiab selle nagu Is the Matrix. ja ta leiab sellest nagu mingisuguse facsimile, millest nagu midagi teha. Aga kui sa küsid, et a bird walking into an empty scene with a empty glass on, siis ta toodab sulle mingi abominationi nagu. See amazing. Tegime seda logo nagu. Räägin, inimestele tundub, et see kõik on ülilahe, sellepärast, et need näidised, mida inimestele näidatakse, tunduvad nagu ülilahedad, aga kui sa hakkad ise seda kasutama, kui sa hakkad ise seda nagu paeva sinna sisse panema, siis sa saad aru, et see ei ole nii lihtne. See ei ole nii lihtne ja teine on see, et okei, aga kui palju ma pean siia oma aega sisse panema, et see nagu ma saaksin selle tulemuse kätte, mida ma tahan, kui palju ressurssi ma raiskan sellega, lõpuks nagu, kui palju sa pead treenima selle aga mõtle, kui palju ma energiat ja kõike muud energeetik, nagu selles mõttes nagu elektrit tarbin, selle peale, et ma panen mingi 100 prompti sisse ja ma saaksin ühe oma lolli video kätte, versus see, et ma näiteks paneksin selle sama vaikselt ise genereerida või maksaksin artist või mingile kunstnikule või mingile muule, kes teeks selle lihtsalt teeks selle valmis, täpselt nii, nagu ma tahan. Võib-olla pareminigi, sellepärast, et tal on parem mingi visioon sellest, mida ma saada tahan, et nagu, ja sama nende kõikide muude asjadega, et mul on niisugune tunne, et inimesed ei saa sellest aru, et nendel LLM-idel on mingi piir ees, sest et neil ei ole seda loovust, et nagu asju kokku panna, nii nagu meie aju töötab, ja me näeme kohe seda, et seal on mingi auk sees, et sa võid teha mingi naljakampaania või mingisugune asja, mis ei ole loogiline või et ma ei tea, mingid flamingod, ma tean, siin Eestis tehti mingi kampaania. Sa võid seda videot, mis sa genereerisid, sest et sealt kas ma leian selle üles? See annab hea põhja sellele, vaata, et kust sa tuled, vaata. Et nagu, et mis oli soovitud ja mis sa said, nagu, et see annab nagu hea põhja sellele. Ja sama on see, miks see vend nagu ka rääkis sellest niimoodi, et et on piiritletud ja vaata see kõik, et just tuli uuring, ma ei tea, kas sa kuulnud seda või mitte või, et 98% AI ettevõtetest ei teeni mitte kunagi kasumit. Ja seda mingi Nvidia need stonksid tõmbas kohe nagu tõmbas kohe alla, no. Ja. Ma mõtlen, kus ma seda leian? Eks ta on nagu iga buum või mingi asi, vaata, tuleb nagu hoona sisse ja siis lõpuks aga nagu 98% on vaata siuke asi, mis tõmbab nagu inimesed kas see on Soora või? Ei, see ei ole Soora. Soora nii, login nüüd tuli Soora 2, vaatame, ma ei tea, kas see teeb paremaks või mitte, aga nagu see on ma tahaks loota, et mingil tasandil nagu midagi on võimalik kunagi, aga lihtsalt see on nii, me oleme nii alguses sellega, et My Media. Või siis vaata see, milleks ta on võimeline, keegi leiab rakenduse sellele, just sellele ja siis sealt tuleb kindlasti midagi vaata. Nii, siin on see, kus ma üritasin leida suvalist anime tüdrukut ja ta tegi mul, kes videot teeb. Issand. See on mul siin. Ja, aga ma tahtsin, et ta loeks 5 üheni. Siin on kuidagi 2 kätt. Mingi salainimene tuleb tagant veel. A woman holding up 5 fingers, then 4, then 3, then 2, and finally 1. The energy is enthusiastic and fun. See on siis see, millega ta... Vau. Ja meie logo teate, on ju? Jah, see on siis... Siis see on see, mis ta nagu genereeris meile. Pildas maa. Ja, väga hea. See läks nii hästi kokku. Nagu... Oota, mis see crack... See oli see cracker. See on nagu... Ja.
et straw lihtsalt tekib sinna. Vau, tahaks ka niimoodi kallata, et kallad ja siis teine tass tekib. oota, aga see ei ole päris see, kus see päris cracker oli see, kes see nagu, vaat see oli see kuradi full, ei? Üks oli mingisugune päris kuradi paadialune nagu lind. Aga see ei ole vist päris see. Jaa, sest et see, ta pidi olema drunk, vaata. Jah, no natuke švipsis. Aga nagu, see on see. Nii, nagu, ja just valab vett põhja. Mis tuleb? Mida, ma ootan sinna oma sõpra? See on lihtsalt, võib-olla ma peakski panema selle See on lege. introks. Ja saade alakuna. Mida? Oota, kus ta klaasi vaatab? Mida? Selle silma vastu klaasi. Meid on ise klaas. Lihtsalt kalla mind joogiga täis. Ja mulle... Tõesti. Ühesõnaga. Hästi normaalne asi. Jah, ühesõnaga. Süksest edukast kreatiivsest projektist siis... Nagu seal on kasutusmeetodid, seal on asjad, nagu, mis teevad nagu elu lihtsamaks, aga mul on tunne, et seal on mingisugune piir ees asjadel ja me ei saa aru täpselt, kus see piir on ja see piir on meie inimaju ja me ei saa päris täpselt aru, kuidas me töötame. See on sama, nagu me ütlesime vaata alguses, issand, kui hästi see kokku seob. Sellest, kuidas me väljendame, et meil on endal üks idee, kuidas me väljendame seda ja kuidas teine inimene sellest aru saab. Me ei mõista ise ennastki vaata. Ja kuna me ei ole lahendanud, issand, kui hästi see kokku seob. Oh my god. Lips. Oh my god. Me oleks nagu selle ette planeerinud, aga... Kink sai ilusti pakitud. Aga kuna me ei suuda omavahelgi normaalselt rääkida ja seda müra on nii palju, siis ma arvan, et see AI ei suuda mitte kunagi sellest läbi nagu sõeluda. Jah, et me ennast inimesena see emotsionaalne, nagu põhiasi on see, mida kommunikatsiooni juhtimise nendes loengutes ja asjades räägitakse, on see, et ma ei tea, mis see protsent on, mingi 70 või 75 või mis iganes, kõigist kommunikatsioonis, mis inimeste vahel toimub, inimestes ruumis, kes on ühel ruumis, toimub, on kehaline või see on nii-öelda mitteverbaalne suhtlemine. Ehk siis sinu kehahoiak, sinu hääletoon, sinu kõik see mingisugune muu asi. Silmakontakt, naeratad ja naerata, whatever. Ja siis mingisugune, ma ei tea, mingi 10% on see mingi päris tekst või 15%, ma ei tea, mis iganes. Numbrid ei tähenda mitte midagi siin. Nagu mõte on lihtsalt selles, et suur osa on sellest, mida sa ei ütle, vaid kuidas sa ütled. Kas ütlesid protsendi alguses või? Jah, 70%. Aga nagu see ma mäletan, ma olen mingitest nendest õppetundidest või asjadest mäletan. Üle poole on non-verbal. Jah. Või mitte sõnaline. Jah. Ja kuidas siis AI peaks aru saama sellest, kui... Ja täpselt. Et see vokaal annab juurde, et see nagu räägib. LLM ehk siis Large Language Model, kuidas peaks saama aru kehakeelest. Jah, aga see on umbes see, et see et sealt tulebki see, et sa võtad kogu inimkonna teadmised, ja lihtsalt nagu annad, ma ei tea, teisele inimesele, vaata, me koolid on see, vaata, me õpetame, ja siis meil on hästi palju seda, kus me õpime varasemaid teadmisi, mida iganes, aga kui sa lihtsalt tead nagu neid asju nagu mingi, et see aasta oli see aasta oli see, et nagu faktiliselt, siis see tähendab, et sa saad aru. Jaa, et sul on lihtsalt ainult see teadmine, et see aasta oli see, siis tema oli see, sa lihtsalt tsiteerid seda, mida sa õppisid, aga see tegelikult ei tea, kust nagu need pärinevad, vaata. See on kusjuures huvitav, et sa räägid seda, mul ajaloolise näite tuua, meil üks sõber just käis Hiroshima sellel pommitamis või selle kraateri. Seal linnas. Ma ei tea, kas seal on kraater või kuidas see? Linnas. Nagu see on nagu kõik need... Kus tuumapomm? Jah, plahvatas. Ja ütles ka, et nagu seal on mingid inimesed, kes kallistasid lihtsalt inimesed, nagu kui sa tahad, et nagu have a hug nagu. Niimoodi, vau. Sest et see on nii muserdav, nagu mis seal toimub. Nagu ühe hetkega nii palju inimesi. Ütles ka, et nagu ta kallistas seal nagu seda inimest natuke võib-olla kauem, kui oleks nagu võib-olla pidanud. Väga emotsionaalne koht, ma saan aru. Ja ütles ka, et nagu pärast seda tal on nagu, kui ta enne oli nagu selle vastu, et nagu öelda seda, et inimesed, et me pidime selle ära et see oli pomm, mis lõpetas selle sõja või midagi. Vabandused, on ju. Ja siis ta oli nagu, et enne seda ta oli vastu,
siis nüüd ta oli nagu põletavalt selle vastu. Ja vaata, see on seesama, et me ajalooõpikutes loeme selle kohta, et et nagu visati 2 pommi ja nii palju inimesi suri ära. Yeah, exactly. Ja nagu kõik inimesed on nagu, nagu bla 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 bla. Ja siis sa nagu kasvad üles ja nagu sa ei saa nagu, sa kunagi ei hooma seda. See päris kontekst puudub. Aga siis, kui sa päriselt lähed sinna ja sa näed seda, sa oled ise inimeseks üles kasvanud ja sul on mingi tutvusringkond ja sa ikkagi, sul on pere ja kui sa näed seda hävitust, mis seal on olnud ja sa kujutad ette, et aga nagu ütleme, mul on väga suur osa minu igapäevast tutvusringkonnast on ju Tallinnas. Tähendab seda, et kõik oleks surnud. Kõik. Nagu kõik oleks surnuks keenud põhimõtteliselt. Ja pean Tallinn isegi või ma ei tea. Mingi sait on, kus sa saad visata tubapommi, öelda kui võimas see on, saad valida ka selle Hiroshima või midagi ja siis visata selle kuskile Google Mapsis ja näha, kui palju see hävitab ja kui palju on oletatav see hukkunute arv ja kõik vigastatud kõik see. See on jumal hea sait selleks, et sulle anda konteksti sellele, et mis tähendab tuumapomm, vaata. Ja siis sa saad nagu hakkad, võib-olla, siis sa hakkad nagu mõtlema selle peale. Kuule, aga proovi pulli pärast. Ma seda tahtsingi panna. See tundus hea esimene neetu pole. Drop nuclear bomb anywhere. Mingi map. Site map. Nuke map või? No proovi, kas see on see. Nii. Okei, kohe Tallinn nahku. Okei. Choose another year, ei? No vaata, näe lillepoeg Hiroshima, vaata. Kus on? Eelmine, jah. Nii. Pane sinna teistele ka. Jah, sorry. Nii. Kas ma pean midagi veel panema või? Ma ei näe sinna. Ma ei tea, oota, drag the marker. Me oleme keskpunktis. Pane teeta neid. No nii. nii uneventful. Kõik valmis. Tehtud. Okei, nii, aga mis ta ütleb seal järjest on ja Fireball on 200 meetrit ja Õismäe jääb puutumata, Mustamäe pool, mingi veerand Lasnamäed ja natuke enne Pirita jõge, siis on see. Aga see on esmane see hävitamine. On ju? Kas ta ütleb ka seda kuskil oletatav hukkunute arv? See on nii sünge asi, mida mõõta. Aga see annab hea konteksti sellele, kui õudne see tegelikult on. Käsutis, jah? Ja radioactive fallout ka pane. Nii, nüüd on casualties. Okei, nüüd on dramatic. Ei olegi nii hull, 28 000 inimest. Aga meil rahvaarv võib-olla siis võtta väike, on ju. Palju see Hiroshima suvitav oli? Minu meelest mitu 100 000 on ta. No kui sa paned samasuguse asja vaata keset New Yorki, see on ikka miljonid. Või ma ei tea, kas miljonid, aga close to võib-olla. No nii, nüüd on Surface ka nagu ala. See raisk. No see on ikka jah, päris crazy ja siis siuke nuclear fallout. No see oleneb tuulest, vaata. Ja just mõõdabki praegust hetke seisu midagi. Siis oleks kuhugi lahele, kui see tuul oleks kuskilt mujalt, nagu siis oleks... No Viimsi saab korraliku radioaktiivse laine, lihtsalt kõik on sinnivad 3 jalaga. On väga naljakas see katastroof, mis põletatav katastroof. Aga... Little Bomb. Aga mis see teine oli see? Fat Man. Vaat Nagasaki. See on natuke suurem. See on juba poole suurem. Holy shit. See pani topelt, 2 korda kohe selle numbri. Ja lisaks on see, et nagu siit ega siis siit väljas nagu nüüd kõik nagu okei. Ei, no see on ikka laastav. Selles mõttes sul on nagu 500 000 vigastatud. Palju sul haiglaid on, mis on üldse terved? See on putsis situatsioon. Minu meelest Lasnas meil kuskil siin on mingisugune haigla üks.
Priisles või kuskil seal no, minu meelest on . Mustamäe haigla võib-olla jääb ka sinna natukene välja või ma ei tea ka . Jääb ette või ? Mustamäe haigla on , oota ma mõtlen , on kuskil siin või ? no sa tead , sa mees välja . mul on veits segane see kant . aga noh , ta jääb selle raadiuse sisse küll vist tõenäoliselt , ma pakun . sest et kus see nagu , kurat , ma ei tea , mis see maantee nimi on , aga noh , see , mis jookseb , ei , kuule , sorry . see Mustamäe haigla on siin kuskil . okei . no ma tean , et ta on nagu veits nagu Mustamäe külje all . Nõmme on siin . ja . no selles mõttes me ei tea , vaata , see on eeldatav pommi . aga see on pomm , mis on tehtud 20 kilotonni , mis pandi mingi 60 aastat tagasi või midagi . ja vaata common in UK , US Arsenal või ma ei tea , North Korean või mingi North Korean weapon . tänapäeva , okei , hea point tegelikult , kui me paneme . no North Korean , no see ei olegi nii hull . no see eelmine oli 20 vaata . jah . no North Korean keegi Fatman oli 20 kilotonni . aga Common in US Jah. and UK . kui sa paned , nii , Common US . okei , see on juba . holy shit , holy shit , põhimõtteliselt kõik oleks , holy fucking shit , noh . üle 100 000 on jah . täiesti putsis ju . ja see oleneb kellaajast ka . ma ei tea , kui sa oled , vaata ERMis oled käinud , siis ERMis on niisugune nagu see mingi laud , kus sa saad vaadata , kuidas inimesed liiguvad nagu linnas ringi , ta näitab nagu tuledega või mingite asjadega , kuidas seda liikumist nagu , kui palju rahvamass liigub . ma olen vist näinud jah seda . ja Tallinna kesklinna liigub nagu haigelt palju inimesi tööpäevadel ja siis , kui tööpäev läbi saab , siis inimesed liiguvad sealt nagu , liiguvad välja . jaa , nii et ma arvan , et see , seda küll jah . et kui see , inimesed , kes ei ole isegi nagu registreeritud võib-olla Jah. linna , on seal , on ju . et rääkimata turistidest ja kõik see , Jah. vaata . noh , vabalt üle 100 000 see hukkunute arv . noh No, , võib tõusta kuni , kus see- koos selle injured , vaata , ma mõtlen . et kes kohe kõlame nagu me oleks kuradi 2 miljonit siin hautamas mingit plaani . huvitav , et seda radio , seda , Fallouti ei näita , jah , tead , nüüd näitab. seal on see erinevus siis Ei. see , et miks nad õhus lasevad selle ei õhku ., näed , nüüd näitab . ma mäletan seda , et vaata Nagasaki ja see , ossa raisk , see pab ikka sama välja , ossa raisk . et sellepärast nad ei lase maha , et see Hiroshima ja seega oli õhus nagu lastud õhku , et just sellepärast , et siis ta on kontsentreeritud selle ühele kohale , et see radioactive fallout on ka , ta ei jää nagu maha niimoodi ja ei jookse üle kõige nagu . ma mäletan , midagi ma kuulasin , vaatasin , räägite sellest , aga saarpomm . okei , paneme selle kõige hullema , vaatame , mis saab . see on see kõige hullem , mis testiti kunagi , vaata , sellest on mingi haige foto , ussu ponoraisk . Holy shit , terve Eesti on teed nagu . ei no sa paned selle keset Eestit , siis sa saad kogu Eesti lihtsalt surnuks . tule , me oleme nagu mingi kõige haigemad vilenid siin , kuidas Eestit hävitada . ei no aga see on tõene asi , noh . ei , aga nagu see toob selle reaalsusesse kätte , sest see on haige tegelikult , mis sa sellest . viskad selle pommi siia , siis ega nagu ei , aga see Ei, no- tegelikult illustreerib minu arust . sa ei peagi keskele panema , sellepärast et siin on kõige suurem populatsioon . ei , ma mõtlen , et see . ja siit sa saad Helsingile ei , ka ma mõtlen nagu pihta. nii palju master villainid päriselt , aga nagu nii ma saan aru , et kui sa natuke selle , vaata merre läks nii palju , et ei nagu saad tõmbad- Helsingi ka kätte . no näed , see läheb Helsingile ka välja . nii et nagu seda küll , no 2 linna ühe hoobiga . Helsingi . nii , ja kui me paneme selle kuradi blast radius'e ka nagu , Noh. no siit saab juba kurat , Venemaa ka , ega see on juba natuke Venemaa nagu , saab vaata siukese korraliku riba , vaata . see on juba nagu self-fire , vaata . on küll , holy shit . et seda ei tasu võib-olla . vaata , kui palju fatalities ja injured on nagu nii vastupidi pööranud . et ellujäämis osa on nii väike , et päris rets ikka .
positiivne. Ma loodan, et te kõik vaatate enne magamaminekut seda. Mingi 100 aastat tagasi on ju, et nagu paned püssi rohtu, on ju. Ja siis nüüd on see, et how about a whole country? Ja Luksemburgi või Vatikani piskad selle, siis on nagu, on tõesti full nagu country nagu. No jah, koos suure osaga sellega, kus nad paiknevad, on ju. Aga kui sa õigesti välja arvutad, et nagu, et see ring jääb täpselt nii, et see nagu Vatikani riigi piir, vaata, et sa lõikad niimoodi ära korraks. Ja siis tuleb konspiracy välja, et Itaalia oli teinud selle nagu Liisa püha ja vaimu nimel. No. Itaalia oli meelega teinud seda secret mingit tööd, et me tahtsime sellest lahti saada. See tundub mõistlik. Ühesõnaga jah, siia me jõudsime. Aga oota. AI viib tuumapommini. Oota, aga me haksime... See oli see seostus, mida me tahtsime tuua. Amin, see on see Terminaatori kuradi hoiatus. Ja. Terminaatori see point, et lasavad need tuumapommid üle maailma kõik, AI võtab üle ja lasab kõik tuumapommid õhku, mis meil maailmas on üle maailma igale poole. End of the world. Ma ütlen, me ei ole AI juures veel. Me oleme LLM-ide juures ja see ei ole tegelikult. Ja meil ei ole, nagu öeldakse see on AGI. Kõik nagu, kuskil oli mingi uuring oli ka samamoodi nagu kõik, kes on võtnud endale need AI chatbotid kasutusele, kõik ütlevad, et customer nagu see satisfaction on lihtsalt nagu nullis põhimõtteliselt. Ilmselt ostetakse mingid odavaid variante ka, vaata. Jaa, aga nagu vahet ei ole, aga see ei ole kunagi hea, sellepärast, et nagu tänapäeval minu meelest inimesed ei helista customer service'isse, kui neil on mingi random on-off probleem. Ma nägin seda, kuidas keegi skipis USA-s seda drive-in'i, seda chati. Ta tellis nagu mingi, et can I have 999,000 leads või kaps või midagi. Ja siis ta mingi, ja siis hi, this is Wendy's, how can I help you? No päris inimene tuli rääkima. Et nagu mingi... Et kuidas skipida see AI, vaata. Mingi see fast food chain reaalselt nagu canceldas need AI selle ära, sest et see oli nii palju probleeme. Ei, see sama võiski olla, ma ei tea. Et see ei tööta, see ei ole veel seal, aga inimesed tahtsid kiiresti seda implementeerida, sest nad kartsid, et nad jäävad sellest rongist maha. Ja, see on klassik. Aga reaalsus on selles, et see ei ole veel seal. Ja sellega tehakse minu meelest palju rohkem kahju ja nüüd on see, et väga paljud inimesed kaotasid oma töö, sellepärast, et nende mingid need chati või need mingisugused kohad nagu koondati. Aga nüüd on inimesed mingi, tulge tagasi ja need inimesed pidid ümber ennast õppima või õpetama nagu ja liikusid edasi ja nüüd ei ole neid inimesi enam. Sama oli ju vaata pärast seda, kui pärast Covidit lasti need lennujaama töötajad lahti ja nüüd on igal pool lennujaamades ja lennunduses on räige töötajate probleem, puudus, sest et need, kes ennem töötasid seal, need leidsid endale mingi muu töökoha ja nüüd ei leita uusi töötajaid. Seda ma ei teanud, see on väga huvitav probleem ja samas makes perfect sense nagu Covidiga. Sellepärast oli vahepeal Euroopa nendes suurtes lennujaamades nagu suured seisakud ja asjad, sest töötajaid ei olnud. Praegu nendes lennundusjaamades on endiselt, just oli, mis kõigepealt räägiti Eestis oli suur mingi probleem, et vist meie rongi sellest, ma ei mäleta, mis selle ameti nimi on. Inimene, kes kontrollib rongiliiklust kogu aeg. Et vaata, rongid sõidavad õigetel rööbastel asjadel, et kõik töötab nagu nii, nagu ta töötab. Nagu mingi juhi kontrolli. Nagu lennunduses on see, kes koordineerib lennukid ja mingi, kuidagi nimetatakse. Sellega oli mingi alguses mingi probleem. Siis oli vist, et öeldi, et Tallinna lennujaam vist mingiks öösel pani paariks tunniks lennujaama kinni, sest et ei saadud töötajat. Ma ei mäleta, kas see oli Frankfurdis või München või kuskil mingi Saksa suures lennujaamas oli sama probleem. Meil kõigepealt meil ei leitud, neil ei leitud seda, et see on suur probleem. Sest esiteks need lennujuhid ja need on nagu maailma mingi kõige kõrgema palgalised inimesed, sest et nende see stressi level on mingi... Vastutus on nii kõrge, make sense. Ja nemad ei leia töötajaid. Kui me siin Eestis nagu piriseme, et me siin mingisugust nagu öist seda nagu ei leia. Saksamaal minu arust oli see tüüp, kes ta naine laps surid sellega, et see lennudispetser nagu midagi lennukid sassi ajas. Ta otsis üles selle venna ja tapis ära ta. Oh god. Ja andis ennast kohe üles vaata. Aga mingi story, ma olen mitu korda kuulnud seda, see on hästi vana story nagu. Aga nagu mingi, see on siuksed, aga nagu see vastutus ongi vaata, crazy nagu. No ongi. Ja tänapäeval muidugi selle arvutiabi ja muud asjadega, et sul nagu
ta teeb sulle suur osa töö ära, sina vaatad üle ja kinnitad, on ju. jaa, aga nagu seda hullem see on, minu meelest seda hullem on see sellepärast, et nagu sa ise ei kontrolli ja sa ei, sinule laskub, et sa kontrollid täiesti üle ikkagi. ei, aga aga ajus, minu meelest on palju hullem see, kui sa lased automatiseeritud süsteemil oma tööd teha, sa automaatselt kontrollid vähem. Sest et nagu kui sa selle süsteemi õigesti teed, siis sul, noh, et sa lööd selle safety sisse, et sinu see check on nii piisav, et sul on alati see double check olemas ja siis see data on nagu, et okei, ma saan seda usaldada nagu, aga mida rohkem sa usaldad, aga minu meelest mida rohkem sa usaldad, seda suurem on see vea tekkimise võimalus. Lõpuks on alati see, et inimene, kas ta nüüd kui sa oled valmis usaldas või kui sa oled valmis kogu aeg kontrollima, siis sa oled valmis kogu aeg kontrollima, aga kui sa oled see check tuleb, see check tuleb, sa ei kontrolli seda. Ma arvan, et seal on võib-olla see ka, et siis kui mõõta inimpea faktor puhtalt, on ju, ja siis koos mingisuguse selle abiga, et see mingisugune kadu on mõlemaga, aga et siis ühega on väiksem kadu. Ei, loomulikult, statistiliselt loomulikult. Ma näen alati ikka asja niimoodi, et ta ei ole veel alati valmis, et me alati ehitame, et nagu me ehitame paramuse. Aga kui see ei ole valmis, siis seda peaks kasutama. Ei, nagu, et ta on valmis nii palju, et ta annab meile järgmise sammu, et saame selle otsa ehitada niimoodi järjest vaata nagu, kunagi jõuame mingisuguse hea mingi perfectioni, aga see jääb alati midagi puudu, et nagu, kõik asjad vaata. Lennukid samamoodi parenevad. That's the point of nagu humanity, me oleme aegade algusest teinud seda, improve. Ei muidugi, me ehitame kogu aeg vanade asjade otsa. Ja sellepärast on ka see väljend, et me kõik seisame oma esisade õlgadel. 100%, me sõltume nagu 1000% sellest, et kõik see, mida me nagu naudime, me ei teinud seda, me ei elanud isegi seda aega. Meil puudub see vastutus selle tehnoloogia. Sa oled keset seda nüüd nagu mingit sarja hakkad vaatama kuskilt hooaja lõpus. See oli ju see Oppenheimeri põhise mõte oli ju selles, et presidendile anti see pomm kätte, aga ta ise ei ehitanud seda, ehk siis tal ei puudus see vastutus selle eest, et ta ise lõi selle. Ja, ainult siuke disconnected reality, et midagi on vist. See küll jah, seal on see oht jah, et delegeerime liiga palju vaata niimoodi, kus ei saa aru sellest päris mõjust, on ju. Aga selle lustliku sellega läheme soovitustesse või? Jah, kui meil on midagi soovitada. On sul midagi sellest nädalast? Jah, ma ei tea, okei, ma arvan võib-olla see, et ma sellest podcastis kohe rääkisin või nagu sellest. Lase tulla. Ma vaatan selle nime järgi ja siis ma lihtsalt ütlen selle nime, et kohe, millest teeme lahti. Nii. David Krakauer. Aha, Krakauer. Why did the universe create life? Mis podcastis see on? Star Talk, see Neil deGrasse Tysoniga. Mis episood see on? Ja see on küsimus täpselt, oota. Või te ei pane episoodi numbreid? Te tegelikult kuskile paneb, aga see 6 aega tagasi pandud, põhimõtteliselt kui sa otsid see Star Talk David Krakauer kohe leiab. Kuidas see kirjutab Krakauer? Nii nagu kuuled või? Jaa, Krakauer, siis K-R-A-K-A-U-E-R. No, nagu saksa pärast. Jaa, nagu saksa pärast, just. Krakauer. Ongi. Ühesõnaga siuke huvitav, hästi siuke huvitav perspektiiv sellele, et et võib-olla mingi elu ühe tähenduse küljele on ju, ja siis kuidas seesama AI versus intelligents ja siis kuidas me oma intelligentsi kasutame, mis meie roll on võib-olla universumis ja siuke nagu hästi huvitav perspektiiv asjadele, mis me juba teame, aga nagu, et umbes, et kus me oleme sellega või et mis nagu tegelikult tähendab meie jaoks või universumi jaoks ja nii edasi, et me oleme universumi iseennast kogemas või iseennast tundma õppimas ja kõik see siuksed asjad vaata. Ja seal oli see hästi nihilistlik universumi mõte või tähendab elu mõte, et nagu ma enne ütlesin ka, et elu on kõige kiirem viis jõuda entroopiani, ma ei tea, kuidas eesti keeles on, entropy või nagu, et kõik asjad liiguvad kaasa suunas, et hävivad, on ju.
mitte hävivad, vaid nagu lähevad nagu meie jaoks korrapärastusse seisu, vaata raud läheb rooste, teed me kõik liigume surma poole. Teed sööb muru sööb tee ära, vaata. Me kõik liigume surma poole. Jah, ja noh, on ju, et ja siis elu, me vaata võtame nii palju ressursse ja nii kiiresti viime nad sellesse entropisse, vaata põletame mingit sütt või mis iganes, tarbime naftat, nagu me hästi kiiresti nagu teeme need protsessid vaata nagu läbi, et see elu nagu kiirendab seda gaast nagu aina rohkem ja see ongi nagu, kuna universum nagu justkui liigub selles suunas niikuinii, et noh, kuna vaata et oli Big Bang vaata, et kõik asjad plahvatused on ju, et siis sellest liikumine nagu endiselt toimub liikumine, et asjad liiguvad endast laiali, et miljonite aasta pärast me ei näe ühtegi tähte taevas, sellepärast et kõik asjad on liikunud meist nii kaugele, et me oleme täiesti üksinda ja siis see kulmineerub umbes sellega, et kõik aineosakesed ka liiguvad lahti, et mitte midagi enam ei püsi koos, kõik püsib täiesti omaette, et nagu mitte midagi ei toimu enam, vaata justkui heat death of the universe nimetatakse, et nagu see, kui muidu nagu mingid asjad võrkud kokku ja midagi juhtub, siis kõik see kaob ära ja ma ei tea, mis selle saab, aga just kui me liigume selles suunas, siis kiiremini. Et selle kohta ma nägin natuke positiivsemas noodis, ma nägin, keegi kirjutas internetis üks asja, et hingesugulased on sellepärast hingesugulased, et siis kui kõik oli üks aineosake, kust Big Bang tuli, siis need aineosakesed olid siis kõrvuti ja nüüd nad leidsid ennast universumist üles. Mulle meeldib ka nüüd ju mõeldes, et me oleme kõik recycled materials, nagu me oleme kõik taaskasutatavad fucking materjalid, millest maailm miljonid aasta tagasi oli ka loodud ja ma ei tea, millest Geopatra oli tehtud või millest Jeesus oli tehtud või mis iganes, et me oleme kõik need samadest osadest uuesti kokku pandud ja siis mingid aineosakesed, mis olidki vaata mingis, ma ei tea, kunagi surnud mingis kuulsas isikus, on kellegi sees ja vaata inimesed vahel ütlevad siukest asju, see on mingi omete teema, aga samas kunagi ei tea, kui see võib ka mingi päriselt tõsi olla, et praktiliselt mõõtmatu, et välja uurida, et kas see on tõsi, on ju, aga faktiliselt võimalik, see on nagu millest huvitav. Täpselt nii. See on hea asi, millega lõpetab. Jah. Kirjutage meile hunnikjutu@gmail.com, tagige meid hunnikjutu Instagramis, Twitterit olgem ausad, me ei kasuta, X-i me ei kasuta. Jah, ma ei ole suutnud seda enda jaoks lahti nuputada, see Threads on, ma ei tea. Mul on see olemas, me ei ole seda, võib-olla me teeme Twitchi endale kunagi ja TikToki ja võitleme, jah, nii on. Mingid muud kanalid. Me oleme vanad mehed. Meil ei ole TikToki ja me veel ei ole. Aga me kindlasti leiame mingi enda jaoks mugava mingi väljundi, mingi asja, mis on töötav. Olge mõnusad, tšau Karmen.